ei saa, mul on lihtsalt nagu nii kui sa paned mikrofoni ja kaamera peale, mul tekib kohe sees nagu automaatselt hoiak. Nagu ma tunnen, ma üritan ennast täiega maha rahustada, aga mul tekib nagu koheselt selline esinduslik hoiak, mis on nagu nii sisse töötatud ja sellest on nii raske lahti lasta. Lahti saamiseks. Ja siis sa kuuled nagu mikrist ennast, et siis sa saad mikrit nagu sättida paremini. See võib olla su intro. See on mu intro. Nüüd läks. Ei. Võib-olla see juhe tõmbab teda tagasi. Ma vahetan ise küll. Ma ei saa neid kanda, sest see surub mul kohe ja see tekitab tunnet, et ma olen nagu proovi neid. Kitsast. Proovi neid. Nad on veits juustumad, aga nad ei ole... Ei. Ma olen vist nii närvis lihtsalt, et kõik mõjutab mind nii hullult. Et ma avastasin selle, et mul on klaustrofoobia. Mul on klaustrofoobia siis, kui ma läksin sinna... see magnetuuring või see, kui sa lähed sinna torusse sisse, sa täidad enne selle ankeedi on ja mis sul kõik on ja mis sul ei ole ja kas sul on klaustrofoobia, mul nagu ei ole ja siis ma lähen sinna sisse, ma saad sinna sisse ära ja mul on sebadad ja siis täielik paanika lihtsalt esimese 10 sekundiga ma lihtsalt panin häirenuppu. Päriselt? See on mingi häirenupp, et sul on paha olla? Ja. Läheb välja, et mul on klaustrofoobia. Okei, aga sa siis ei ole lihtsalt varem sattunud elus nagu kitsastesse kohtadesse? Ei mängib peitust, ei ronin kuskile laua alla või? Nagu ma ei tea, mis seal oli või see lihtsalt varem mul ei olnud seda, aga see et tookord ilma prillideta ma hoidsin silmad lahti vist ja see nii-öelda see lagi seal oli nii lähedal, minu silmad ei suuda fokusseerida ilma prillideta. Et see on nagu... Udune on siis kõik? Ei, ta ei ole udune. Põhimõtteliselt kadunud. See on objektiiv, mis nagu on autofookuse peale, ta ei suuda seda fookuspunkti leida. Ja tegeb edasi-tagasi, ta otsib seda punkti lihtsalt. See on kõige parem, kui ma suudan seda selgitada ja see oli vist nii lähedal ja mu pilti fokusseerinud ära. Ja tal ei olnud millegile fokusseerida ja see vist nagu vallandas selle reaktsiooni. Sest enne mul ei olnud probleemi ja tollel hetkel nüüd mul on niimoodi, et mitte nagu, nagu normaalsetesse kohtadesse ja ma võin ronida loal kapis istuda, aga nagu see praegu, see surumine vastu pead nagu tekitas täielikult paanikat lihtsalt. Nad saab veidrates kohtades välja. Aga see on vist normaalne, et inimesed tekivad mingid hirmud elu jooksel, sa ei sünni koos nendega. Sünnid nagu tundega või võimega tunda hirmu, aga kus see, kuidas see väljendab? See tekib ju elu jooksul jah, nii et ma arvan, et seda varem tegelikult päriselt ei olnudki. Sealt saidki sellest MRI? Ma arvan, jah. Võib-olla kõik see, ma mõtlen, et see tundub nii hirmus, et sa nagu, ma ei tea, miks sa seal käisid, mis tervislikul põhjusel, aga et sa oled seal ja sind uuritakse ja kas mul midagi viga ja siis nagu kõik see nagu, ma ei tea, see tundub kuidagi hästi siuke õrn. Ja see ei olnud enne üldse hirmus. See mõte ei olnud üldse, mul oli jumala kama 2 ja sinna sisse läksid ja siis see oli see paanika seal sees juba, et ülejäänud aja ma hoidsin silmi kinni lihtsalt, ma olin seal, tehti peast ja seljast pilt, nii et ma olin lihtsalt mingi 40-50 minutit seal äkki. Ja seal oli mingi saastraadio käis. Nagu see oli kõige hullem osa, mis see oli mingi väga veider raadio, ma ei mitte mäleta, mis see oli, aga nagu kogu see muusika oli selline, mul oli nagu terve aeg, nagu issand juba lihtsalt pääske mind siit ära. Aga seda oli vaja. Siis istud seal, silmad kinni nagu jumala paigal, nagu täielikult friist.
kuulad seda saasta muusikat ja mõtled, et iga hetk, kui ma silmad lahti teen, siis mul tekib paanika ja siis tuleb otsast peale alustada. Ja saad kinni nagu see kohe. See ja uuesti tahaks minna nüüd enam. Aga ma ei tea, see oli veider kogemus igal juhul. Need hirmud vist jah, tulevad. Tunnen seda, et teismelisena mul ei olnud neid hirme üldse. Ta olid siuke vaba, avatud suhtleja? Ei. Lihtsalt olid? Ma lihtsalt ei kartnud mingid veidrat asju. Inimesi jaa, aga mitte veidrat asju. Need uusi asju? Öeldakse, et vanad inimesed, mul on küll siuke mulje, et vanad inimesed nagu need uusi asju väga ei taha või nagu. Isegi mitte uued asjad, aga nagu pigem vist tõesti nagu need valud, füüsiline valu äkki. Siis ma mäletan seda, et hambaarsti juures ma lasin enamus asju ilma tuimestuseta kogu aeg teha. Teismelisena? Ja ma mäletan, kui mul oli mandliopp, siis ma küsisin neilt, et ma tahan ärkvel olla. Nad ei lubanud millegi pärast. Nüüd ma jätsin paar aastat tagasi oma nina vaheseina oppi ära, sellepärast nad ütles, et sa pead olema ärkvel ja mul oli nagu nupp. Ei. See hakkas mõtled, et oi ei. See on see, mida ma kunagi aasta tagasi tahtsin, mulle pakuti seda nüüd ja ma ära soovi kõike. See on huvitav, see kõlab nagu mugavus või selles mõttes nagu mingisugune et kui me vaatame, tegeleme ka noortega ja siis vahepeal kuuleb, mis nad räägivad, mis probleemid neil on ja väga tihti neil on need probleemid, et neil ei ole kontrolli oma keskkonna üle või nagu toitumise üle näiteks, et nad ei saa valida, et nende eest valitakse ja siis nad on nagu mingis maailmas natuke kinni selle koha pealt või neid, kui isegi kui nad räägivad, kuule mul on ebamugav, ma ei taha, siis on nagu ei peaks seda ei võeta kuidagi väga tõsiselt ja siis täiskasvanud siis on nagu sul on absoluutne kontroll enda üle ja siis sa saad väljendada kõiki neid asju, mis sul jäi nagu tegemata või nüüd sa saad luua selle turvalise ruumi endale, kus mingi asi teeb sulle haiget, sa oled nagu mingi fuck that none of that nagu, seda mulle mitte nagu ja elan elu nii, et ma ei peaks seda tundma sest sa saad kontrollida seda mingil määral jah, see on tõsi aga kas see jällegi ei lükka sind kuhugi nagu teistpidi mingisugustesse raskustesse, kui seal nagu tuleb midagi, sul nagu keelad endale mingeid asju või? Mis sa täpsemalt mõtled? Ei ma ei tea, kui sa elad elu vältides. Ma elan edasi kroonilise nohuga, siis ma ei ole nõus opile minema või? Jah, või just, et kas see, et sa pigem elad siis selle hirmu ja selle, ma ei tea, kas ärevus on õige sõna, aga selle mingisuguse vaimse rahulolematusega, kui siis, et kogeda seda füüsilist rahulolematust. See vist oleneb olukorras, kumb nagu kaalub selle üle lihtsalt. Sul ei ole absoluutselt reeglit? Ei. Mis olen nagu, ma ei tea, mis igat olukorda analüüsin eraldi seisvana äkki pigem. Et jah, selle nina puhul jah. Ma olen nii harjunud sellega, see ei tekita mulle mingit, ma ei tea, lisavaeva. Ma ei tea, see on nii normaalne mulle, et mul on aasta ringi lihtsalt nohu. Okay. Et ma hingan kogu aeg umbes nagu lihtsalt ühe nina sõõrmega. Aga see on normaalsus minu jaoks. Et ja kujutada ette, et ma saan sellest küll lahti, aga selle jaoks nagu ma pean seal pikali olema samal ajal, kui mingi onu või tädi lihtsalt nagu kopsib mu nina vahe seina mingi ei, sa kujutad seda nii hästi, et mul on väga elav kujutlus veel. Ei, ma kujutasin ka seda, et see läks väga nagu asi, mida ma ei taha ja siis sa kirjeldasid seda mingi ülidetailselt lihtsalt. Ma pigem hingan veits vähem, See on minu loogika siin, sellel olukorral ainult. Aga see on ainult see olukord. Mingid asju oled nõus kannatama, aga tähendab istusin hiljuti, kus ma 3 tundi või? Jah, 3 tundi tätoveerimas pahkluud, hambad ristis, ma mõtlesin reaalselt, et ma murran hamba. Said pulga ka vahel ei saanud? Ei saanud. Ma mõtlesin reaalselt, et ma suren sinna, sest see oli nii valus. Ükski teine asi oli nii valus olnud, selline tunne, et keegi lihtsalt nagu skalpelliga nagu aeglaselt lihtsalt tõmbaks nagu
konte see niimoodi läbi. Seda ma kannatasin. Nii tore on nüüd. See valu kaob kiirelt. Keegi haamriga ninas. Mis sa sinna pahkluule, et kas seal on tundlik nahka kuidagi või ma ei ole väga teadlik? Jala tagant täpselt. See Achillese kand või? Jah. Ta alustas sealt ja see on põhimõtteliselt täpselt vastu luud. No siis võib-olla küll. Ja see oli tegid mingi elu muutva märgi sinna? Ma ei tea, kas see on elu muuta, see on tore lihtsalt. Mingi väike puhhik või? Ei, väike puhh ei ole. Aga see läheb ümber jala ja läheb jala peale ka veel omakorda. Aga see on, noored ikka küsivad mult, et kas seda oli valus teha või seda oli valus teha. Ja tihti öeldakse, nagu, öeldakse tatoveeringu, et ai, no veidike siin, veidike seal. Ja siis küsivad mult, et nagu, kas see oli valus, mul on nagu jaa. Siis mul on nagu, saad sa aru, et nagu keegi nagu konkreetselt lihtsalt nagu tundide viisid ja see kraabib sind, et see oleneb. Mul on olnud nagu 1-10, ma olen kõik valud tatoveerimisega nagu läbi kogenud. Nagu niimoodi, et ma jään reaalselt magama laua peal, ma ei tunne mitte midagi kuni ja selleni, et mul nagu põhimõtteliselt pisarad jooksevad lihtsalt ja hammas kohe läheb. Kõik. Siis mõtlen, et jaa, see on need on nagu siis nad mõtlevad selle peale äkki ei ole mõte 16-aastaselt teha ka. Ma ei tea, äkki see päästab mõnda inimest koledast tatoveeringust elus lihtsalt. Et see on sinu viis nagu teha head natuke. No ma olen aus lihtsalt, jah. Ja sa ei valeta, ei lebo, sa ei teeskle, et nagu ei. Sõrmega ma ütlen alati, et selline tunne nagu keegi saeks sõrme otsas, sellise tunne. Sõrme otsa tatoveeriti. Siis tegib endaga jaiks. Kusjuures mind on saetud sõrme. On jah? Jah, kui väiksed poisid olime siis sugulasega, mina võtsin puust kinni ja tema saagis. Saag hüppas välja ja siis vups, lupsas siit. Rohkem oli see hirm ja mingi, mul tuleb näpust verd, nagu jooksed, vanema. Aga nagu see valu vist ei olnudki nii suur, rohkem see kõik see paanika. Ja šokk seal juures. Aga kui sa tead, et sa hakkad endale valu valmistama, see nagu või noh, et sa nüüd lähed siia ja sa saad sellest valu ja sa saad selle valu ja saad mingisuguse asja, mida sa ise soovid. See on isegi, aga kas siis pärast seda mingid teised valud tunduvad nagu väiksemad ka või? Sa oled nagu veits tuim või kuidagi ära harjun sellega või? Ma arvangi lihtsalt see, et ma olen kogenud nii palju suuremaid valusid, mis on nagu nii palju sügavamad, et nagu isegi see skorpilliga kondi kraapimine ei tundu mulle nagu nii ekstreemne. Ta on küll, see on vist see, et ta on vist füüsiliselt ta on valus, ma tunnen, et ta on valus, aga emotsionaalselt äkki. Ma ei tea, mis seal on, aga ta ei tundu mulle nagu nii hull üldse. Ta ei connecti nii nagu eksistentsiaalselt või nagu... See ei tähenda, et sa surrad ära selle valu. Jah, nagu... põhimõtteliselt või see mõte seal, et see on ainult ajutine või et ma tean, et see lõppeb ära, ma tean, et ta ei kesta nagu igavesti või nagu äkki see... Oled ise valinud selle? Jah. Oota, aga kas me nüüd võime, võib-olla ma mõtlesin küsimus, et kes sa üldse oled? Kuidas sa nagu tutvustaksid ennast? See on kõige raskem küsimus alati. Sest ma ei oska ennast tutvustada. Mu nimi on Ilona. Mul on koer. Üliteadne. See võtab kokku. That's a rap. Selle, kes ma olen ja mida ma oman. Põhimõtteliselt. Ma ei tea. Ja mina mõtlesin, et ma nüüd, et tulen siis siia, eks ju, siia Krohvi jumestusstuudiosse. On meike jumestusstuudio? Fotojumestus. Ja meike, okei, need on sama asi. Alge ja viga rukkimisteek. Aga siis mõtlesin, et sa oled Ilona, sa töötad, mina tean siin Põlva Noortekast, sa oled seal abi juhataja. Ei, kas see näitab seda, kui palju ma tööd teen? See näitab kui in sa oled seal. Okei, aitäh. Ei, ma olen noorsootöötaja lihtsalt. Lihtsalt noorsootöötaja. Lihtsalt, jah. Ja siis sul töötad siin, teed meiki siin jumestusstuudios ja ma tean, et sul on mingid seosed selle, me oleme Põlvas ja sul on see Salamaaga.
taevas kaasa lavaga. mu vanemad omavad seda, jah, just, et sa oled nagu selles mõttes, sa oled see kohalik neiu siin või viiga. jaa. No minu jaoks need on ka mingid asjad, mis näitavad, et sa noor inimene, elad Põlvas, noortekeskuses töötad, siin kandis on juured, käid oma koeraga jalutamas siin metsade vahel. jah, enam-vähem. Kuidas sa selle noorsootöö peale sattusid? Ma tean, et minu arust sellel on alati mingi, kõik lood, mis ma kuulnud on alati siuksed nagu omamoodi. Tähendab, ma sattusin läbi Kristina, me alustasime. Oota, kuidas te üldse Kristinaga teate üksteist? Oi. See on mingi omaette. See on omaette lugu. No selgelt. Ei, tegelikult see on väga lihtne lugu. Meie emad olid sõbrannad, kunagi ammu ja vaata nalja, Kristina käis mind haiglas vaatamas, kui ma sündisin. Tuli vaatas, et siit tuleb veel üks sõbranna. Ma ei tea, kas ta seda arvas. Palju teil vanuse vahe on siis? 7 aastat või? On või, oota. 8. Kas ta on nii vana? Või kui vana sina olen, ma üldse ei tea. Ma arvasin, et me oleme kõik ühe vanad. Ma olen 25, Kristina on 31 on ju. Jah. Okei, no siis ongi põhimõtteliselt ühe vanad ju. Ma mõtlesin, 6 aastat, issand juba ma ei oska arvutada. Pole hullu. Umbes õige. Ma mõtlesin, et nagu vanad oli, kui ta sind vaatamas käis, et kas ta ja, oli nagu... Jah, 6 siis, jah. 30 ta ei olnud. Ei. Ja ta oksendas kõrval kraanikaussi. Sinu kõrval? Ja mina olin just sündinud imik ja Kristina lihtsalt oksendas kraanikaussi. Aga võib-olla sealt saigi just side, vaata tee alguses, et ta nagu andis mingid bakterid ka sinna tuppa nagu. Ja, või see on täiesti sa nagu tundsid seda lõhna ja sa tundsid tema sappi ära ja see mingi... Ja, see on täitsa võimalik. Põhimõtteliselt mina ja Kristina õde Helen, kes on minuga sama vana, siis olime pikad sõbrannad. Vahepeal nagu olist ära mõneks aastaks ja siis uuesti, me läksime 5. klassi või, ja kui me uuesti nüüd kokku saime, siis me oleme Heleniga siiamaani nagu, ma ei tea, veider on parimad sõbrannad öelda selles vanuses, nagu see on nüüd tiinekas asi, aga jah, et me oleme 5. klassi saadik Heleniga olnud nagu sukk ja saabas ja Kristinaga, see tuleb kokku, see kõik seob lõpuks noorsootöösse, jaa, see on lihtsalt pikk lugu. Sest edasi, kui ma õppisin jumestajaks ja Kristina oli samal ajal oli juba alustanud enda fotograafi teekonda ja sealt tuli, Kristinal vist enne tuli see idee, et nagu võiks koos midagi teha. Ma häguselt mäletan, Kristina mäletab kindlasti väga selgelt seda kõike, mina häguselt, kuidas ta vist esimese kohtumise ajal ütles mulle, mina mõtlesin, me nagu teeme lihtsalt nagu paar tööd nii-öelda koos. Ta ütles, et ei, tema tahab teha fotostuudiot. Ja siis mul oli nagu, Põlvas pole paremat teha. Ja see on päris hea asi, mida teha ja siin me praegu istume. Ja sealt edasi mõni kuu hiljem Kristina selleks hetkeks tegeles juba meediasüstiga ja ta kutsus mind ühele laupäevakule, mis toimis vist Krohvist, oli see vist esimene ja esimene oli Krohvis ja siis ta ütles kuidagi moodi, et et kui sa tahad, sa võid tulla appi ja teha midagi ja niisama käia ja mul oli, mina vastasin nagu ikka ja ma vist vastan siiamaani niimoodi sellistele pakkumistele, et ega mul paremat teha pole. Hingega ikka. Ja, nagu Põlva, nagu mida ma teen siin, nagu ma võiks sama hästi nagu tulla ja teha seda asja, on ja sellest on möödas veidi üle 4 aasta nüüd. Nii et ma olin ka alguses, ma just hängisin seal niisama ja ma mõtlen jumala ausalt, ma ei tea, kuna ma hakkasin seal päriselt noorsootööd tegema, see oli nii sujuv. Läks üle, et... ma lihtsalt läksin ja ma reaalselt ei tea, ma ei oska öelda, ma ei tea, mis seal sai. Üks hetk olin ma juhendaja, vabatahtliku juhendaja ja siis järgmine hetk ma olin palgaline juhendaja ja siis ma olin noorsootöötaja keskuses poole kohaga ja ma olen noorsootöötaja keskuses täiskohaga.
ja ma ei tea kus kohast see tuli, ma ütlen jumala ausalt, ma lihtsalt see on väga aus, ma ka olen mul oli igav. käin jah täpselt sama, et käin lihtsalt vaatad mis tehakse ja siis juba kuule, et meil oleks sulle see meeldib, see raadiovärk meeldib, et tahad teha mingisugust nagu juhendada mingeid noori Võrus, ei noh, eks ikka nagu huvitav endale ja neile ja siis hakkad mõelda oot, aga niimoodi see võib alguse saada. Ei, mõelda ei tohi, see on see asi, see ei tohi liigselt üle mõelda. Peab tõesti tegema ja lihtsalt hakkad tegema nagu isuga ja siis mõtled nagu 4 aastat hiljem, oota, aga kas sa ei ole mõelnud kusagil mujal elada? Mul tuli see küsimus, sest mis siin Põlvas teha on, aga kas sa oled kusagil mujal elanud või? Jaa, ma olen Tallinnas elanud ja ma olen Stockholmis elanud veel. Okei, pealinnades siis. Aga solvavist tallinlastele ma ei nimetaks Tallinna pealinnaks. mul on sügav viha Tallinna vastu lihtsalt. Ma ei sali seda kui linn. Ei majadel pole tundeid siis mõttes, et ei, seal ei ole mitte mingisugust hinge minu arvates Tallinnal, nagu see on lihtsalt nagu töökoht. üks koht lihtsalt, jah. No mina ka 16 aastat elasin Tallinnas ja aga ma ei pondinud. Ma tean siiamaani, kuidas trullid ja trammid sõidavad ja kuidas nagu ühistransporti kasutada, aga ma tunnen kohad ära, aga ma ei tunneks, mul ei oleks vahet, kas mu sõbrad elavad seal või mitte, ma nagu ei käi nagu külas või kui käin, siis mingi korra aastas. Ma ei tea, see Tallinn nagu ja see ei, ma elust Tallinnas küll elaks. Stockholm see nagu... Aga miks sa seal olid? Ma õppisingi jumestamist seal. Välismaal. Ja vot see on küll, Stockholm on küll see koht, mis on arvatavasti see on minu koht päriselt. Nagu ma tunnen, et on rohkem kodu, kui see on siin. Et nüüd ma ei ole seal 2 aastat käinud. Aga sul on seal sõpru tuttavaid? Enam mitte, kellega ma niimoodi suhtlen. Et, ja see ei olegi nagu, see vist ei olegi seotud üldse teiste inimestega. Nagu see linn, see nagu, see ei, jah, see maagia vist või see kodutunne ei tule üldse inimestest sealt, vaid nagu lihtsalt sellest linnatundest, et ja see on tegelikult väga huvitav, sest Tallinnas ma elasin samamoodi, me küll jagasime sõbrannaga korterit ja teine sõbranna Helen elas nagu reaalselt seal samas lähedal kahto hetk, aga mul ei ole nagu, ma ei tea, nii masendavad emotsioonid on seal ja Stockholmis ma olin nagu jumala üksi, nagu täiesti üksi lihtsalt. Et mul oli koolis paar sõpra, kellega ma vahel käisime väljas, tegime, aga ma olin nagu enamus ma olin nagu jumala üksi lihtsalt, nagu 6 kuud jutti põhimõttes. Ei, ma käisin jõuludel kodus korraks, aga ma ei tea, see on jah. Nii kui ma kuskil mujal elaks Stockholmis. On mõtteid tagasi ka minna? Ma ei tea. See on vist selline asi, mida ma nagu ma ei planeeri neid asju vist. See on see, et mulle tohutult meeldib seal käia ja olla ja nagu ma kujutaksin ette ennast seal elamas päriselt. Aga kas ma tahan nagu, ma ei tea, kas ma tahaks seda teha. Ma ei tea, kas ma peaks valmis seda tegema päriselt. Nagu, või mida ma seal teeks. See põhimõtteliselt, see on liiga palju küsimusi. Ehk siis, kui ma alustan selle mõtlemist, siis mul on vaja mõelda läbi kõik detailid. Ja kui mul ei ole neid vastuseid, siis ma lähen närvi. Nii ma lihtsalt ei hakka mõtlema selle peale. Et kui see võimalus tuleb, siis jaa. Aga ei. Kas see on pigem see hüpoteetiline? Et alati mõelnud, et üks hetk ma kunagi naasen sinna ja elan seal elupäevad lõpuni või? Vanaduses oleks küll täiega ja võt see on see lahendus, võt täpselt nii ja pane kõrva taha siit midagi ja kui ma olen pensionär natuke enne, et saaks ikka Rootsi pensioni ja ei see siis võiks küll seal tiksuda täiega chillilt, nagu lähed ostad endale sinna korteri lihtsalt keset linna ja maksad selle eest umbes kõik, mis sul on.
aga siis sul on elukoht. jah. vot see on hea plaan jah. See on eesmärk elus. See on see, kui palju mina plaane teen homseks 60 aasta pärast. aga väga mõistlik nagu mõlemad vahepealsed seal ei ole. jah, vahepealne juhtub ise. kui sa homse planeerid ära, siis on alati ainult täna tegelikult. siis homne on olemas, täna on olemas ja siis tulevik on ka olemas jah, nagu ma ei näe mõtet. Need 5 aasta plaanid, ma tegin kevadel noorsootöötaja kutset ja siis nad ka küsisid sealt, et kus sa tahad olla 5 aasta pärast, mul ei nagu, et teate mida või. ma ei kujuta ette, kus ma olen. Aga sa oled ju võrdlemisi noor ka ju, 25. jah. aga mina palju vanem veel lihtsalt, et nagu selles vanuses tegelikult kui sa võid unistada, eks ju, siis nad võib-olla tahavadki teada, mis sa unistad, aga kui sa nagu keegi päriselt küsib, siis sa ütled nagu ma ei tea, sa ei tea, keegi ei tea. jah, nagu tore on omada eesmärk, aga nagu ma ei tea, rohkem asju võib juhtuda, kui sa ei jää kinni eesmärkidesse. Nagu sa näed rohkem võimalusi, siis umbes nii ma vist neile midagi ütlesin ka, ajasin mingit juttu. pool mõistlikku ikkagi. mõtlesid välja koha peal. No kutsa anti mulle kätte nüüd ju siis. Hullumeelne ma päris ei ole. Noorsootöö alal vähemalt. jah, piisavalt kompetentne. Hommikul jaksab ärgata. ja. Ma tahan Stockholmi minna. Tõenäoliselt sul on seal Ben & Jerry's jäätise kohvik. On vä? see on ainuke asi, mingi muuseum on ka, kuhu saab tasuta minna. issand jumal, linnamuuseum 100 muuseumit, kõik need on nii põnevad. ei, välja arvatud Vaasa muuseum. võib-olla see ma käisingi. issand. kõlab tuttavalt. see on mingi modernne kunst või midagi. ei, Vaasa muuseum on see muuseum, see on laevast. seal on lihtsalt üks suur laev keset muuseumi. Okay. Kuhu sisse ei saa minna? ma ei tea, ma ei mäleta. Seks vaata seda laeva väljast. muuseum ma vihkan millegi pärast, ma ei tea miks. aga sa üldse palju siis käia üksinda selle erinevates muuseumites? Kusjuures kui ma seal elasin, siis ma ei käinudki väga palju muuseumites. Me oleme aastad perega käinud Rootsis hästi palju ja siis käinud ja siis 2 aastat tagasi me olime jõulud lõega nagu 23-25 olime mingi Stockholmis. Siis me käisime Fotografis ka, mis on nagu imeline, mis on ikka Tallinnas. Mis see on Fotografi, see on ka muuseum? See on fotomuuseum, jah. See on legendaarne, neil on 3 tükki maailmas, ongi Stockholmis, Londonis ja Tallinnas siis. Oho. aga miks see Tallinnas on? Hea küsimus. et olla edgy? Võimalik. see on täiega äge muuseum. Need näitused on hästi kihvtid seal ja tihti nagu sellised suurte kunstnike nagu tehtud, hästi põnev. Me käisime kuskil veel, ma ei mäleta. Ja oi, need on ka seal samas lähedal APA muuseum. Ja muusikal. ei, see on vist mingi bänd, eks ju? Jaa. APA on bänd, jah. Ja kõige kuulus Rootsi pop-bänd. Ma tegelikult teadsin seda. Sest tahtsid seda šokki näha mu näos. Tähendab, mina ei ole nagu... Aga see on muusikal ka, jah? On või? Ei ole. Aga võib-olla mõtle Mamma Mia. Jah, Mamma Mia nimel, oi. Mitte, et ma oleks ise metsikult suur fänn, nagu ma tean neid kõiki laule lihtsalt. Mul sõbranna on üks hull APA fänn lihtsalt. Tundub teiga põnema. Seal on terve saar põhimõtteliselt, mis on nagu täis väikseid muuseumeid. Mis on mingi alkoholimuuseum, mis on APA muuseumi kõrval ja siis Fotografis ka seal samas kõrval ja see erinev kunstimuuseum. See on see rahvuslik muuseum, on ka seal see National Museum? Seda ei tea. Ma ei ole käinud seal, jah. Okay. Ma ei tea. Ma mäletan, oli mingi nagu eraldatud, aga Stockholm ongi vist. Kas ta on saarte peale ehitatud? Ja. Siis seal on palju saari. Ja. Et see on hea teha, sa saad aru, et saartel on asjad ja siis saad et vahet saarte järgi. ja, nagu eraldatud blokkideks. Ja. Et igaüks on erinev veidike piirkond. Nii tore.
tähendab, mul oli nii suur nii-öelda koduigatsus, et ma ostsin kontorisse ka Stockholmist lihtsalt pildi ja see mul kontoris kapib koduigatsus tagasi Stockholmi. vaatan lihtsalt see. Kas on see, ma olen ka mõelnud, et noh, kui mingi eesmärk, et ala, et tahad reisida kuskile või siis paned selle nagu selle koha pildi ja siis mingi käid tööl ja siis mingi raske on, siis vaatad üles. Selle nimel ma teen seda. jaa, põhimõtteliselt. see on joonistus ja ma kaltsukast leidsin, see on, tekitab kohe siin südame häärdaks. Ühel päeval jälle, ma ei tea kuna. Nii ma saan talu. Muu reisimine mind ei huvitaks, aga see on küll. See juba nagu võits närib. Aga ikka võimalus kevadel minna. Räägiti, et jaa, siin tundub, et asjad avanevad pigem rutem kui hiljem. Ma ei tea, ma ei viitsi enam mõelda sellele ja analüüsida ja nagu vahet pole, mis see mõtled, et võib tulla nagu see kontrollist olukorda lõpuks. Nii et ma olen alla andnud plaanide tegemise sellist, et Põlvas on vist see mentaliteet ka natuke teine, et ta on ikkagi väiksem koht ja kuidagi inimesed kardavad vähem või? Jaa, nagu tundub, et nüüd nagu vaikselt hakkab nagu see päris nagu peab ikkagi, sest nagu mingid numbrid ikkagi on, aga noh, minu meelest kuigi tegelikult ikkagi väiksed, aga aga piisab mõnest ja kui sa ise ei hooli ja ma kuidagi hästi, ma mäletan, kui Eesti riik tekkis, ma küsisin selle kohta oma vanaiselt ja vanemalt ja siis ma ei tea, kas vanaisa või vanema keegi ütleski, et mis jaa, et riigivahetus, see mina ei tea, mingid tangid siit läbi sõitsid, aga noh, see on enamasti see poliitika seal Tallinnas. Ja siis ma sain aru, et vau, et noh, see on nii kaugel sellest poliitilisest keskusest, et see nagu tajutud võim on hästi väike. Ja siis ongi, et noh, et mingi riigikord muutus, ma ei tea, see on poliitika Tallinnas, nagu meie siin elame ikka oma elu edasi. Mujal on nagu kõik, issand jumal, kuidas te võite ja mingi lähme välja ja protesteerime, et noh, see on inimesed peavad mõtlema selle peale, et kui ma elan kõigi teistega nagu otsapidi koos, aga siin lihtsalt vaatad nagu nojah, siis lähed mingi ja noh, üksinda jalutad kuskile mingi taevaskotta, sest mingi paari kilomeetri kaugel. Ja tundub, et inimest ei ole nagu sellest mõttevist lahti saanud, et selline puutumatuse tunne on veits siia ju ei tule. Jaa, seda on küll, jah. Aga nüüd on vaikselt näha, et nagu olukord on muutumas, mis on nagu selles mõttes hea, et inimesed on lihtsalt ettevaatlikumad. Et no, varsti ongi läbi. Mind huvitab, et kas nagu päriselt muutub ka midagi maailmas, et nagu kõik räägivad, et mingi muutusaeg. Aga ma arvan, et see muutus tuleb, aga mina olen kogenud oma elus varasemalt, et muutused tulevad, aga nad ei ole kunagi sellised, nagu sa arvad, et nad oleksid. Et kuidagi teistmoodi või kuidagi ta ühes küljest kõik muutub, teises küljest see kuidagi hästi väikene, see on tajutav, aga samas kuidagi siuke nagu nähtamatu või nagu kuidagi siuke hästi loogiline, ei ole siukest nagu asjad on ühtemoodi, klõks asjad on teistmoodi, vaid pigem siuke mingi veider nihe. Ja siis see ongi siis see või? Okei siis, no selge. Et see tunned jälle lihtsalt saad aru, et okei, see oli siis see muutus. Mingi kodukontorid või ma ei kujuta ette. Jah, eks see on palju väiksed asju lihtsalt, mis nagu tekitavad selle suurema liikumise arvatavasti, et ma ei tea. Kristjan oli ka naarame, et selle aasta alguses või eelmise aasta lõpus me olime kõik nagu nii, et issand, eelmine aasta oli nii jama, nii saast kõigile, nagu see oli nii masekas, et ei, et see aasta, see tuleb täiega hea aasta meile, nagu kõik läheb meiga hästi, kõige parem nali on see, et nagu isegi keset seda kriisi, meil on tegelikult kõigil olnud täiega hea aasta. Nagu seda väga palju ei julge välja öeldest inimesed ärritavad lihtsalt. Ja ma ka ei ole seda nagu välja öelnud, aga nagu noh, siis kui kõik see nagu toimub, et kõik kuidagi jäid rohkem koju ja mingi oli mingi, ei, ma pean kodus olema, ma mingi ja täpselt mingi nagu veits mingi osa oli nagu mingi paras, ma olen elanud siukest introverdi elu nagu terve oma elu ja niimoodi, et nagu noh, ei ole nagu tore väljas käia, aga tore ei ole üksi kodus olla ka, nagu tere tulemast minu ellu, nagu nüüd sa vist teab, mida ma terve oma elu olen tulnud. Sul on raske, jaa, on küll, jah, on küll. See teeb mind rõõmsaks. Ja muidugi nagu, jah, natuke peab saama naerda ka selle üle. Jaa.
ega meie mingi poliitikat ei tee ja me oleme lihtsalt halvad inimesed, muud midagi nagu. jah. Ma siin julgen väita, mul oli aasta. Aga mul oli. Ei, tegelikult, ma olen näinud, ma olen kuulnud inimesi, et ongi, et need vennad, kes nagu üksinda saavad, meeldib olla, nokitsevad oma ette, et neil on nagu väga hea aasta. Mingi see väline ping ära kadunud ja vähem asju toimub ja siis saad keskenduda ja teised inimesed keskenduvad ka ja ei pea nagu mingi tõmbama mitme koha vahelt, vaid nagu olegi kusagil nagu oma asjadega. Ma ei tea. Loodaks, et vähemalt selle isikliku saavutusega siis nagu saab jätkata niimoodi, et seda muu nagu ei tõmbaks ta maha vähemalt. See muu nagu muu maailm siis tekib tagasi või? Et sina oled nagu saanud rohkem esile siis tõusta nagu enda jaoks või oled saanud enese teostust nagu rohkem teha või? Jah. See on, ma ei tea. Aga millest see väljendub? Enese teostus? Jah, sinu jaoks. See vist ongi pigem nagu kuidas ma seda selgitan? Vaata see on tunne lihtsalt kuidagi moodi nagu see eesmärgi leidmine oma tegevustes äkki, et nagu see, kus asjad hakkavad nagu ära klikkima järjest ja see on see, mis on see aasta juhtunud nagu lõpuks, et mingid asjad lihtsalt nagu klikivad paika vaikselt erinevatel aladel nagu täiesti, et kuigi me oleme Krohvi teinud ka 4 aastat, siis see on esimene aasta sellest 4, kus ei ole olnud nagu kogu aeg sellist räiget pinget ja stressi ja hirmu nagu esimene aasta alles sellest kõigest jamast, et kuidagi asi on nagu läinud hästi loomulikuks või nagu see jookseb ise ja see on tekkinud vist nagu usaldus enda töö osas kuidagi nagu ma ei tea, see on noortekas tegelikult samamoodi sest ma olin seal noortekeskus, ma olen nüüd olnud 1,5 aastat. Jah, noorsootöötajana 1,5 aastat ja selle nagu kevadega või umbes tekkis mul ka tegelikult nagu, ma leidsin selle koha endale noorsootöös põhimõtteliselt, ehk siis minu tugevused, need teemad, meetodid, mida nagu edasi arendada siis. Et enne seda ma olin nagu veits nagu lost seal ka, nagu, et ma ei tea, järjest asjad klikivad paika lihtsalt, nagu need on hoos. Ma lihtsalt nagu sõidan selles hoos, et nagu kõik klikib nüüd paika, nagu kõik. Mul on nagu lihtsalt, ma ei tea, mis veel, aga tea, lihtsalt hea tunne on, nagu see ongi vist eesmärk, lihtsalt teed asju ja sul on nagu hea tunne, sa tahad neid teha päriselt. Töötundi küll ei loe. Aga kui meeldibki teha, siis ongi kuidagi lihtne nagu rohkem teha kui... Jah, see on täiesti tõsi. See on... Me hiljuti arutlesime sellel teemal ühe kolleegiga korra, et nagu mainisin, et kui sa teed midagi, mis sulle meeldib, et siis see ei ole raske või kuidagi moodi. Me arutasime tegelikult, et nagu, kui sa teed midagi, mis sulle meeldib, mida sa päriselt tahad teha, tegelikult see on raskem. Sa teed rohkem, nagu sa teed hingega seda tegelikult on ja mitte ainult need töötunnid, vaid ka see mure seal taga ja see vaev. Et tegelikult, kui sa teed asjad nagu tõsiselt ja hingega, siis see tegelikult on raskem. Sest ma mõtlen küll, et nagu, see oleks jumala chill minna tööle, mis nagu, mitte see, et see oleks nagu ebameeldiv, vaid lihtsalt koht, mis on mugav. Sa oskad seda, on ju, inimesed ümber on toredad, sa teed oma töö ära, kõik tehtud, lähed koju, on ju, järgmine uuesti, lähed sinna, kõik on tore, meeldiv, nagu teed ära, lähed koju.
ja paljud inimesed töötavad ka nii ja see, nagu see ei ole mitte midagi halba, üldse mitte. Kõlab väga mõnusalt. jah, see kõlabki mõnusalt ja tegelikult. See kõlab nagu see kõlab tervislikult ausalt öeldes, tegelikult. Jah, põhimõtteliselt küll, et sa nagu ei pinguta üle või nagu. Aga samas pikas perspektiivis võib-olla isegi see on nagu mõnusam, kui sa saad ikkagi teha midagi, mis sa päriselt tahad teha. Vaat, ja siin tulebki see inimeste vahe ju. Kes sa oled inimesena? Mida sa tahad? Mõni inimene tahab nagu tööalaselt nagu, et see töö on see koht, mis on talle stabiilne, on ju, ta teab, kus ta, mida ta teeb, kellele. Ja näiteks eraelus on see põnevus talle või nagu ükskõik, et aga võt, mina ei suudaks elu sees lihtsalt nagu käia seal kontoris kuskil töötamas, lihtsalt istuda ära, ma olen näinud seda, et asjad, millest ma olen hea, aga mis nagu, milles ei ole seda kirge taga, ja siis mul viskab nii kopa ette. Mul on lihtsalt metsikult igav ja ma ei jõua. Ma ei jõua ja ma olen õnnetu. Isegi kui nagu kõik on hästi, kui inimesed on toredad, kui nagu tööga läheb nagu hästi, siis mul on nagu mul on igav, mul on vaja midagi muud. Nagu see põhjendab nagu. Seda visata ennast sisse sellesse challenge'isse ikkagi. Jah. Et ma ei tea, see tundub väga mõnus, see tundub nagu mega tervislik. See tähendab seda, et sul oleks nagu isiklik elu. Kui lahutatud tööst, jah. Jah. No ütle, sul ei ole isiklik elu, mis see siis tähendab? See ei tee sind, see kuidagi ei mõjuta sind? Ei tea, jah. Ei tekita mingeid tundeid? See ei ole nagu bittersweet siuke? Oleks mul vaid isiklik elu? Ma ei tea. Ma ei ole väga ses mõttes sotsiaalne. Nagu mul on vend selline, kellel on nagu hästi palju sõpru. Ja nagu sünnipäevad ja asjad, see on mitu käinud inimest alati ja ma ei ole kunagi sellest aru saanud. Nagu 3 sõpra. Nagu. Ja kõige hullem on see, et me nagu 3 tükki on ja siis me ikkagi 11 ei näe, on. Nagu keegi, nagu, aga see vist muidugi tuleb mitte inimeste arvust ka, vaid nagu ka sellest, et teised inimesed on samamoodi sellised vist veits töönarkomaanid kergelt nagu minagi. Te sobite kokku? Ja nagu kõik on väga erinevad, aga jah. Ma ei tea, see isikliku elu asi nagu, see on nali olnud, mul ei ole 5 aastat põhimõtteliselt varsti isikliku elu. Siis ma tunnen küll vahepeal, et nagu, issand jumal. Ei, ma olen sundinud ennast nagu ikkagi midagi tegema, käime ühe sõbrannaga, üritame korra kuus käia kuskil restoranis söömas. Väga tore nagu, ja see on tunne, et sa oled nagu jälle inimene, sa käid väljas kuskil, ja nagu sa teed midagi, koged, mis ei ole seotud tööga. Aga kas see ongi see ühe ülbalisus või miks see nagu vajalik on või kas sa tunned, et see on vajalik, et sa pead seda nagu juurde pookima või siis tegelikult see võiks nagu olemata olla või midagi läheb balansist ära? Ei, midagi on nagu ikkagi vaja, nagu midagi väljaspool tööd, nagu mingit päris suhet inimestega, mis ei ole seotud ainult tööga. Ja nagu ma ütlesin sulle enne, kuidas me Kristinaga suhtleme, me nagu väga automaatselt eraldame oma rollid erinevates keskkondades, on ju, et kuigi ma näen teda igapäevaselt töö juures, siis teda kui sõpra näen ma väga harva ja ma tunnen sellest puudust. Kuigi ma näen ta nägu iga päev, on ju, siis ma tunnen puudust selles suhtes, mis meil on sõpradena, mitte ainult töökaaslastena. Et seda on vaja ja see on... Ja mis sa kirjeldasid seda nagu hästi, et sa näed teda tihti, aga sõbrana sa näed teda harva. Jah, et suurel osal inimesest nagu ikkagi on vaja mingit inimsuhteid. Tegelikult see on see, mis isiklik elu tegelikult on, mingid inimsuhted väljaspool nagu töökeskkonda ja... No isiklik on jah see, mis ei ole üldine või kõigiga jagatud ja siis ongi võib-olla need avaliku elu tegelased, kelle isiklik elu ongi pea peal nii-öelda, et avalik. Jah.
aga neil on ka kindlasti mingid kihid seal, et on ikkagi mingid isiklikud asjad, mida kõik ei tea ja no ikka aga kõik tahavad peavad ju olema. kõik tahavad teada, mingid paparatsid käivad järgi ja tahavad teada isiklikku elu, mida kuulsam oled selles mõttes. jah, seda põnevam teistele on. kõik peab olema näha. jah. Inimene tehtud suureks. Aga seda, ma mõtlesin seda erilisem, kui sa ütlesid, et see ei ole väga sotsiaalne, siis ma sain aru, et seda erilisem on see, et sa üldse istud siin minuga praegu räägid. Nii-öelda jätvustame siin seda 2 erinevas meediumis ja 3 punktiga. Et siis enamus su tegevusest, see on just huvitav viis, siis mõelda, et enamus su tegevusest ei talletu otseselt. Nagu selles mõttes, et kui me praegu seda heli salvestame pilti, siis see on nagu sellest hetkest siin on mingisugune nii-öelda objektiivsusele püüdlev nagu talletis, mingi koopia. Aga tegelikult enamus meie eludest ju, me teeme asju, mis sellel hetkel, kui me selle teeme, on see juba kadunud. Me oleme sellised nagu nähtamatud olendid enamus oma ajast ja harva oleme nähtavad. Ja kui sa oled vähe sotsiaalne, siis sa oled enamus oma ajast, oled nähtamatu. Ja siis olla nagu nähtav on kuidagi järsku vapustav, nagu selles mõttes, et ta nagu kuidas öelda, et keegi võtab sust kinni ja raputab siin, selles mõttes vapustab. Oi nii oivaline. Pigem siis see šokk kogu süsteemile, sest süsteem hakkab töötama teistpidi, et sisekaemus ja väliskaemus see nagu läheb kuidagi nagu jah, see ongi täpselt see, mind on nagu raputatud see alustasin juttu klaustrofoobiast, et siis see on päris hea nagu see jaa, see on jah. Aga miks üldse, sa oled üks inimene, kellega ma hea meelega räägin, on sellepärast, et alati, kui me kusagil noortekas näeme või nii, siis alati, nagu mul on jäänud ikkagi kõrvad, sa ütled, et sulle meeldib rääkida mingitel teemadel või kui me jääme nüüd arutama, et me jääme nüüd mõtlema ja nüüd mõtteid edasi-tagasi põrgatama, et mulle tegelikult ei meeldi, kui räägitakse, et inimesed ütlevad, et inimesed on rumalad, inimesed ei mõtle, siis mina ei ole veel kohanud ühtegi inimest, kes ei mõtleks. Päriselt või? Ja, võib-olla mullest väga vedanud. Jah. Ei, selles mõttes, et kõik mõtlevad erinevat moodi, aga lihtsalt, et kui astuda vestlusesse, siis iga inimene on võimeline mõtlema sinuga kaasa ja omalt poolt nagu vastu panema. Nad võib-olla ise ei mõtle tavaliselt üldse niimoodi nendest asjadest, kui ma nendega räägin, aga nad ikkagi teevad seda, mida mina kutsuksin mõtlemiseks. Et ma ei ole kohanud selliseid nagu välja arvatud vaimseid nagu mingisuguseid haiguseid, tamm-tamme või selliseid, eks ju. Et mõnes mõttes sa oled minu jaoks nagu selline ilus arhetüüp või nagu näide, et sa oled selline vaikne, tagasihoidlik, mitte väga sotsialiseeriv, neiu elab Põlvas, leidnud oma koha, et sa oled üks nagu nähtamatu liige, nagu väga paljude enamus, terve Eesti jaoks sa oled tegelikult nähtamatu, eks, aga sa oled täiesti nagu filosofeeriv, tundev, mõtlev, kompleksne olend, kes lihtsalt eksisteerib ja nagu on üks kaunis, ütleme, värviline killuke sellest mosaiigist. Et selle on minu meelest nagu väga, väga ilus ja eriline asi, mida olla. Aitäh. See, kuidas inimesed nagu mõtlevad või nagu iga inimene mõtleb kuidagi moodi. See, kui palju ta seda teeb, kui sügavalt ta seda tegelikult teeb, kui palju analüüsi tema mõttetöös taga on, nagu see väga oleneb, et see ma nagu tunnengi, et inimesed on nagu hästi pealiskaudsed tihti, et nad nagu nad ei lähe, nad ei jõua analüüsini tegelikult. Ja ma ei tea, miks minu jaoks on analüüs tohutult tähtis nagu igas kohas. Et me ei räägi mitte ainult nagu mingi statistikast ja numbritest ja asjadest, vaid nagu enda tegevuste analüüs, oma mõtete analüüs, tunnete analüüs, olukordade analüüs. Et inimesed, ma näen nii palju seda, et inimesed lähevad, nad teevad, nad ei mõtle, miks nad seda teevad, nad ei mõtle, mis selle meetodiga näiteks ta teevad või mis peale seda juhtuda võiks või kuidas nad saaksid parandada seda olukorda või tegevust või mis iganes. Nad lihtsalt käivad ja teevad. Ja see on see mõttetöö, see on see, mida mina võtan, et inimene ei mõtle seal taga tegelikult. Et jaa, okei, ma teen selle ära, on ju, aga see on kõik. Et tegelikult on nagu nii palju veel, mida saaks sinna taha panna. Ja siis
või mida sina paneksid? Oi, selles mõttes, et kui ma näen inimest, kes käitub kuidagi, siis ma eeldan, et ta on läbi oma elu õppinud niimoodi käituma ja see tema jaoks töötab ja ta ei saa selles kogu aeg vastu pead ja see midagi seal on ja noh, et see, et sinu jaoks töötab see nagu ettemõtlemine, asjade läbimõtlemine, see meetodi valimine, ma arvan, lihtsalt annab sulle mingid eelised võib-olla. Aga noh, mina kolmanda isikuna vaadates ei ütleks, et noh, et üks on nüüd parem ja teine on halvem, vaid lihtsalt, et need on erinevad viisid, kuidas asju teha. Ja see on õige, meie käitumine tuleb ju varasematest kogemustest, on ju, aga jah, et seal on see vahe, et kas see on see automaatne kogemus või nagu automaatne reaktsioon mingile olukorrale või see on iga kord see nii-öelda okei, ma küll olen olnud selles olukorras, on ju, aga äkki midagi seekord teistmoodi või aga kas ei ole nii, et kui ma ütlen sulle midagi, siis sa võib-olla mõtled, aga sa tõenäoliselt ikkagi reageerid asjadele ja nüüd, et sa ei simuleeri meie vestluseid nagu teadlikult peas läbi ja ei vali kõikide võimalike vastuste seast seda kõige paremat, et minna kuhugi poole, mida sa tahad, et see on mingi sotsiopaatiline siuke mõtlemine minu meelest juba, et isegi sina praegu tegelikult sa ju natukene nagu selles vestluses, kus me oleme, sa lihtsalt nagu reageerid oma emotsioonide kõige pinnalt, aga see, mis sa kirjeldad, see on nagu rohkem siuke, et mul juhtus siuke asi, et ala mind hästi töölt lahti, et miks see nüüd juhtus, miks see nüüd jälle juhtus, et siukene nagu mõtestamine. Ja, kuidas ma saan siit edasi minna, on ju, mis on minu valikud selles olukorras või et mis mind viisid selle olukorrani, mitte selleks, et ennast nagu maha teha, vaid selleks, et aru saada, kas viga, alati, mulle ei meeldi see sõna, sellel on nagu nii negatiivne tähendus tegelikult, inimesed teevad kogu aeg vigu, aga nagu no koolist on see valesti õpetatud meile, mis on viga ja kas see tähendab, et ma olen nüüd halb. Ja, eks ole, et see mõtlemine seal taga, see analüüsi taga ongi see, mida ma mõtlen jah, et nagu olukordade asjade üle, kas see, mida see teeb, kas see peab kedagi aitama, kas ta päriselt aitab või ta lihtsalt on linnukene kirjas, et sa tegid midagi ära. Noh, mida on ka tohutult palju tegelikult. Palju. Eks see sõltub motivatsioonist ja mina olen nagu kõike teinud, ma olen nii läbi mõelnud, kui vahepeal käitun nagu full impulsiivselt ja kõige huvitavam on see, et need nagu minu kõige suuremad probleemid elus on need, et ma enda arust nagu üritan nagu panna nii palju seda nii-öelda mõtestatust, kui ma suudan mitte igasse olukorda isegi, vaid aga igasse päeva aga ikka mingisugused suuremad mustrid nagu ja siis ma saan aru, et nad on juba juhtunud läbi selle, et elu on mind jälle paratamatult toonud kuhugi, kuhu ma enda arust teadlikult ei liikunud. Ja siis ma mõtlen nagu, kes see siin otsustab nagu, mis siin toimub, et kas ma pean lihtsalt et nüüd ma juba tunnen, et ma mingis hetkes või vanuses või kus iganes, et ma nagu mitte ainult ei loo ennast enam, vaid ma ka aktiivselt pean hakkama aktsepteerima, mida ma juba olen loonud või kuidas ma olen nagu tekkinud isegi enne oma kontrollijad väljas olemist või nii. Et see on nagu, see on omaette veel selle, et kui inimesed teevad samu vigu uuesti, siis ma mõtlen, kuidas saad nii loll olla, aga samal ajal võib-olla see inimene ei ole loll, võib-olla ta on nagu andnud endast kõige rohkem ja ta ikka nagu satub lihtsalt sinna ja see on kuidagi, aga inimesed ei ole väga arukad selles mõttes, et ma arvan, et me oleme targemad, kui me tegelikult oleme. Me oleme lihtsalt mingi veid, selles mõttes me oleme imetajad ja me oleme mingisugused šimpansite nagu paralleelsuguharu, kellel on hästi palju asju enda ümber, meil on mingid targad inimesed välja mõtlesid ja enamuses me lihtsalt eksisteerime selle sees või nagu et see jätab hullult ägeda mulje, et meil on mingi tehnoloogia, aga nagu see on meie kollektiivne teadmine ja see ongi meie oskus, mitte mingi üksikisikul seda. See ma tunnen kogu aeg, et ma olen nagu liiga veel kõige jaoks. Ma tunnen kogu aeg, et nagu ma ei tea piisavalt, nagu ma ei oska piisavalt, ma nagu... Aga sa vastutad ikka, võtad otsuseid vastu. Mina selles olukorras nagu tunnen, et aga siis ma ei võta üksinda, et ma nagu otsin nagu kollektiivi, kellega koos läbi arutada ja siis võtta mingi otsus vastu, sest siis on see nagu siis on ühine jagatud vastutus, et ma ei kipu vastutama selle, sest ma tean, ma ei tea, ma vastutan, et ma ei tea, seega ma ei otsusta. Ja ei, mul ei ole nagu probleemi küsida abi ja küsida nõu ja nagu see ei ole minu probleem, et oi, ma ise ei tea, aga ma teen ruttu midagi ära, nagu ei, ma nagu lähen inimese juurde, kes äkki teab või kes suunab mind edasi või ma lähen internetti ja lähen otsin nagu, et ma olen nagu kuidagi see või nagu aktsepteerin seda, et nagu
mul ei ole kõike võimalik teada, mitte kellegi ei ole, mitte keegi ei tea absoluutselt kõike, see ei ole võimalik lihtsalt. Meil ei mahu pähe, maailm on suurem kui me aju, meie aju, maailm ei ole meie aju sees, vaid meie aju on maailma sees. Jah, et kõike ei olegi võimalik teada ja see vist on nagu ja mul on see väga okei, nagu ma ei peagi kõike teadma, ma ei tahagi kõike teada, ma ei saa olla spetsialist kõiges. Aga kui palju peab teadma? Ma ei tea, see oleneb inimesest, mida sa tahad saavutada ja oot, jah, see sõltub eesmärgist. Nagu sa võib väga vähe teada ja väga õnnelikult elada ja olla ja nagu kõik on suurepärane mina olen probleemi lahendaja nii et siis kui ma näen probleemi, siis mul on vaja teada kõike, et seda probleemi lahendada nii palju kui võimalik jah, eks siis nagu minu panus asjadesse on nagu kas 100 või 0 1-2 nagu ma poolikult väga asju tee. See kõlab väga ekstreemselt, aga tegelikult ma arvan, see on väga hea suhtumine. Et kas sa teed või ei tee, nagu Jooda ütles, et do or do not. Et kui ma teen, ma pean tegema seda hästi või võimalikult hästi selles hetkes, mida ma nagu saan teha, on ju andma endast kõik. Ja kui ma seda ei suuda, siis ma ei puutu seda põhimõtteliselt. Ei no muidugi on seal halli ala, kus ma nagu midagi on, aga nagu enam-vähem mul on 2 äärmust jah või ei. Et jah, ei. Kui ma teen, siis peab see olema tehtud hästi. Mis muidugi lisapinge elus. On, aga samas see lisab seda usaldusväärsust ja professionaalsust ja seda kredibiilsust ja nii, et noh, et kui palgata inimene, kes teeb siuke eks ju, kelle suhtumine on juba siuke nagu käib ka, versus see, kes on nagu mingi, see peab olema nii, nagu ma tahan. Ja siis lõpuks ongi see kus sa saavutad mingi täiuse, siis sellele sa saad mingisuguse suurema hinnasildiga külge panna. Mitte lihtsalt, et ma tegin lihtsalt midagi. Jah. Muidugi, kui rahaks kõik arvutada. Ei, aga kõik, see ei olegi üldse seotud nagu rahaga. Nagu see ei ole see motivatsioon, vaid nagu ei teagi, jah. See on nii-öelda see tõde ja me tegelikult, raha läbi raha me näitame mingisugust nagu, et me hindame midagi ja kui sa loodki seda, mida me hindame, siis me ei pea üldse raha panema sinna võrrandisse see võib olla mingi sead, kanad, lihtsalt mingi armastus, kiindumine või siuke nagu siuke ülistamine et me ülistame asju, mis on ilusad ja head ja puhtad ja mis toovad teistele rõõmu või sa annad nagu kellegile nagu midagi head tähendab, ma ükspäev mõtlesin just sellele, et kõik need asjad, mida ma teen, need on selleks, et pakkuda teistele mingit rõõmu või nagu mingit positiivset asja, nagu kas kogemust või seda ühte hetke või nagu midagigi, et kõik minu tegemised, palju kui need ka ei oleks. Ja kõik need asjad, mille poole ma kaldun, on need, mis nagu päriselt nagu minu eesmärk ei ole nagu minna ja muuta maailma, ei nagu, aga see vist on välja kujunenud nii, et ma nagu üksik inimesega, nagu sa annad talle midagi toredat, midagi positiivset, midagi nagu ilusa, mida ta väärtustab, et väga eri tasanditel, väga erinevad asjad, aga need kõik nagu tegelikult lähevad sinna alla. Ja see on see vist see üks asi, mis on nagu klikkinud, see minu suund vist, et seda on võimalik nii erinevat moodi teha. Siis ma olin nagu, tee mingit tühja tööd. Jaa, see meenutab mulle, just ma lugesin mingisuguse asja kohta, kas on see mingi ikigagi või see mingi Jaapani, et põhimõtteliselt mingi 4, elus on mingi 4 valdkonda, et asjad, mida sa armastad, asjad, mida ühiskond vajab, asjad, millest makstakse sulle palka ja siis see 4 asi ka, mis mul praegu meeldib. Aga see põhimõtteliselt kõikide selle keskel ongi see nagu idee Jaapanis mingi ikigagi, et see on nagu see töö, mis põhimõtteliselt sa saad sellest ise kasu, teised saavad kasu, sulle makstakse ja see on vajalik. See on nagu see ongi see, et sa pead siis leidma selle enda jaoks, eks. Jaa. Okei, see on väga tähendab, see on see, ausalt, see vist on see, kuhu poole ma kaldun ka, sest ma olen piisavalt materiaalne inimene, nagu mulle meeldivad asjad, nagu mitte lihtsalt see, et mul peaks palju asju olema, mulle ei meeldi, kui on palju asju üldse, aga mulle meeldivad, kui asjad on näiteks korralikud või nad toovad mulle päriselt rõõmu. Et ma olen nagu piisavalt materiaalne inimene, aga
ma ei tee tööd raha nimel. Samas raha on tähtis. Aga mitte asjade pärast, vaid tuleviku pärast. mul on mingi väga, väga, väga veider nagu süsteem peas nagu selle seosega, mis on nagu rahal, et miks ma seda vaja on või kuna ma seda ära annan nagu vabamalt ja kuna mitte, ja siis ma mõtlesin, et kõik oma hobid ma panen endale raha teenima. Mul on mõistlik ja mida ma ikka teen seal. Ja kui üksi nookitsed nagu ei, siis ta juba teine kui raha kuidagi moodi. Aga mitte selleks, et ma saaks nagu rohkem asju, vaid nagu ma ei tea, see on vist nagu enda see tuleviku kindlustamine pigem. Aga ma see on jah, see kurb tõsiasi, et mul ei ole mitte ühtegi hobi, mis ei oleks ka äri. Mis su hobid on, siis mul tekkis kohe küsimus, mis oskad lugeda mulle kokku? No jumestamine tegelikult oligi algselt mu hobi. Nagu see kuidagi moodi sündis ja ma ei arvanud, et sellest saab päriselt äri. Aga selleks, et olla jumestaja, sa pead olema ettevõtja põhimõtteliselt, see ei ole muud pidi võimalik. Sa oled sunnitud olema ettevõtja. Nagu väga, väga vähe kohti on sellised, et sa läheb palgatööle jumestajale. Nagu... Sellised keskuseid asju ei ole? Ja isegi inimesed, kes näiteks on palgal nagu teles või nad on siiski ettevõtjad. See ei ole ainuke asi, mis nad teevad. Sa pead tegema ka nagu, et sunniviisiliselt ettevõtja sellega, siis... Sa elad selle väikse jumestaja seda äri, seda ängstil nagu läbi. Oi, see... jah. Ja rõe ei taha isegi rääkida sellest. Ei, ettevõtja elu on väga, väga tore, aga nagu väga valus samal. Ei, kas on mingisugune nagu kogukond või mingisugune kiht ühiskonnas, kes on ka väike ettevõtjad, sellepärast, et neil ei ole nagu seda võimalust oma tööd, nagu ma tean, et mu onu on ka üldehitaja. Ja ta tegi ka oma ettevõtte, sellepärast, et niimoodi on nagu lihtsam, kui sa ei taha töötada mingisuguse suure ehitusfirma jaoks, aga sa tahad olla ehitaja. Sa pead oma mingi ettevõtte tegema. Ja siis see on kõik see paberimajandus ja kirjutamised asjad ja sa peab maksma inimestele. Teeks sinu eest nagu dokumente lihtsalt ja mingi siuke. Jah, see... Kui see ei jaksa kõike õppida nagu selleks. Ma tahan inimestele nagu värme näkku panna, ma ei taha mingit dokumente kokku panna. Oi, ei... Mina teen ka raamatupidamist kõrval. Sa tubli õppid ise. No kui sa oled juba veits vanem ja siuke 40 mees ja siuke 50 mees. Jah, no ma hakkasin ettevõtjaks, kui ma olin 20 reaalselt. Jumal idioot ju. Ei, sa oled... Sinu saaks mingisuguse ajakirja võtaks panna sa kuskile nagu täiesti mingi noored ettevõtjad Eestis, nagu sa oleks mingi fundi saanud mingi... Nagu ei, aga ei ole, sest... Peab olema. Seda peab toetama. Noor ettevõtjaid peab toetama. Ei, no võiks aga ma ei ole piisavalt edukas selleks, et mind toetada. Sellest ei teeni raha. Jah, põhimõtteliselt. Ma ei teeni piisavalt, et mind toetataks. Okei, seal on mingid koodid asjad. Ma ei tea. Ole edukas seal raha. Muidu nad kardavad, et äri läheb nagu põhja. Ja siis nagu niisama nagu lihtsalt jagatakse igale matsile on ja... Jumal idioot küll. Ma vahepeal Kristinile ütlen, et nagu, kas sa olid lollakas, et nagu mingi lapsega alustad äri või? Aga see, ei, ta oli nagu just toetas sinu arengut. Ta nagu investeeris. Ma arvan, et tal ei olnud peas kõik korra. Selle värad. Vaata, praegu 20 aastas. See on, vaata, nüüd inimesed saavad pilguheidu sinu sisse, nad näevad sa oled normaalne inimene. Ausa südametunnistusega puhas. Jaa, ei, seda küll. Ei, valetama ma ei hakka. Ma ka mitte. Isegi arsti juures arsti mingi, oled haige või ei ole, siis mis ma pean teesklema, ma olen haige, et haiguslehel olla. Et mingisugust raha saab. Jaa. Nii, oota, mis sa küsisid veel? No tegelikult jah, see meediasüst, ma olin vabatahtlik seal, see oli reaalselt mu hobi tegelikult, mis... Meediasüst, mille varustusega me siin praegu ilutseme. Et see tegelikult see oli mu hobi, et tore oli käia ja korraldada mingeid üritusi ja värke ja nüüd ma olen nagu tänu sellele noorsootöötaja ja juhendaja nagu 2 erineval kohal seal veel nagu hea lükkel on. Siis ma alustasin veel ühte uut
aga kas sa soovitaksid siis nagu mitte kõiki hobisid rahaks teha, et oleks see nagu vabadus ka, et see võiks olla ka isiklik elu, sest kui sa sead sinna raha, siis see isiklik elu kuidagi taandub ära sealt või? vot ma ei tea, ma ei oska ausalt öeldes öelda, sest aga sa raha ikkagi nagu sa elad ära, sest sul ei ole seda, et sa nagu ei saaks lubada endale midagi, sul on rohkem töökohti vaja, sest sa ei saa elada nii, nagu sa tahaksid elada. Sa elad sellist elu, nagu sa tahad elada. oo jaa, ma olen alati olnud väga, väga hea raha planeerimises ja eriti selle viimase aasta jooksul ma panin oma eesmärgid hullult kirja ja nagu minu eesmärk on alati nagu alla oma võimete täiega elada. Nagu väga, väga targalt, see ei tähenda seda, et ma ei lubaks endale asju, me mõtlesime, me käime korra kuus restoranis ja nagu mingid töövahendeid asju ma luban endale ja mingid lõbust asju ja kingitusi teistele ja nagu, aga see tuleb nagu raha planeerimisse ikkagi, et jah, minu eesmärk on nagu, ma tean oma miinimumi, oma nagu täielikku ellujäämismiinimumi selles hetkes. Ma tean seda, mis on see mugav summa, kus ma saan teha kõiki neid toredaid asju ja kus ma saan nagu raha veel kõrvale panna, investeerida, teha sellega nagu veel tulevikuks omakorda, et ma tean neid summasid ja nagu see üle oma võimete elamine on lihtsalt nagu see on asi, mida ma täielikult tahan nagu kaugel hoida sellest nagu. Tahad ikkagi vastutada endast ise või, et ei pea lihtsalt nagu, sõltuma ja... Jah, mul ei ole vaja iga aasta telefoni vahetada lihtsalt põhimõtte pärast või omad autot, mille eest ma ei jõuaks maksta, reaalselt ma peaks võtma mingi räige laenu tegelikult. Noh, samamoodi... Aga sul on auto? Mingi auto sul on? Mul on auto, jah. Aga kellega me rääkisime sellest hiljuti, et kuidas inimesed elavad üksi või kahekesi jumala eest mingites majades, kus on mingi 6 tuba ja asju. Mõtlesin, et nagu see on nii hirmus, nagu esiteks milleks seda vaja on, mida sa teed kõigi nende tubadega, kes neid koristab, vaevalt, et sina ise, eks koristaja, lisakulu, mille jaoks, kolmandaks kõle on ma kardaks nagu suures maas üksi oleb pärast nagu. Tegi hirmus ju. Nagu mille jaoks? Põhimõtte pärast tegelikult inimesel ei ole vaja kõiki neid tube, tal ei ole vaja kõiki neid ruume, tal ei ole vaja nagu... Ei, jah, miks me teeme neid asju, mis me teeme? Jah, miks? Siis meil on mingi ettekujutus, et asjad käivad niimoodi. Ja paljud inimesed, kes need asju nagu omavad või nendest rajoonidest neid maju ja asju, nagu nad elavad nii üle oma võimatu, lihtsalt nagu selle imidži pärast nagu täiesti, et meil on vaja olla selline, muidu ma ei ole hea inimene või ma ei ole väärt midagi. Ei ole õigesti, see on see lahendus elu küsimusele praegu, see maja ja see uus arendus, mis valmis sellel ajal, kui mina täpselt. Ja nagu see teadmine lihtsalt, et nagu mul on tähtis, et mul on kontroll oma raha asjade üle, ma tean, mis nagu miinimumpalgaga ma saan hakkama. Nagu see on see, et kõik on hästi, sa oled ära. Ja siis kaob see, nagu siis sa ei tee ka tööd raha nimel tegelikult. Raha ei ole siis su eesmärk. Kui sa tead, nagu, et sa saad hakkama sellega, sa saad õnnelik olla sellega ja seal on küll mingi piir, kus raha enam ei nagu, kus raha hakkab mängima ikkagi, et teatud piir, kus sa, kuidas ma seda sõnastan, et me Kristjanaga rääkisime sellest mingi hetk, kus sa tunned, et sa ei ole nõus näiteks seda tööd tegema rohkem selle palga eest. Noh, et sa peab midagi vastu saama, et kui sa ei saa mitte midagi muud enam vastu, sa peab vähemalt selle raha saama vastu. Kui sa seda ka ei saa, sa ei tee seda rohkem. Et seal on mingi piir ju ikkagi inimestel ja kõigil on see, kui kõrge või madal see on ja kuna see ette tuleb, see on hästi erinev. Aga mingi hetk hakkab raha ikkagi mängima. Sa mõtled just siis nagu tasu mõttes või? Ja tegelikult see, mingid uuringuid on ka tehtud, et
et sellel hetkel, kui inimesel on põhimõtteliselt tema baasvajadus on täidetud ja ta nagu väga ei oskagi rohkem ette kujutada midagi, siis ta nagu on enam umbes õnnelik, et see on nagu mis argument ka kodaniku palga poolt, et inimesed ei läheks lihtsalt hulluks ja nad ei kulutaks kõike ära või see ei keeraks kõike pea peale, sest tähendaks, et kõik saavad elada nagu õnnelikumalt ja siis oleks ühiskonnas vähem probleeme. Või siis inimesed, kes saavad näiteks võidavad loto või miljoni midagi, siis kohe on see eufooria, või näiteks sul läheb äriga mingi hästi investeering, eks saad järsku mingi 10 millised, siis tagasi sealt, sul mingi eufooria, siis see kestab võib-olla, ma mäletan, aga põhimõtteliselt aasta pärast oled sa nagu oma igapäevased emotsioonid on sul täpselt samad, nagu sul enne olid. Ehk siis see, nagu see raha tegelikult ju ei ole see, sul ei ole nagu, et palju mu pangakontol on, nii hästi ma ennast tunnen, välja arvatud siis, kui sul on nii vähe, et sa ei saa süüa. Jah, nagu... täpselt. Et raha mõjutab tohutult palju, aga see mõjutab täpselt neid inimesi, kellel selle puudus on. Mitte see, kellel neil seda palju on. Ja, siis ta on jälle nagu mingi ja sa tahad pigem olla seal kohas, kus on nagu mingi kui et see on nagu veits vähe on nagu võiks nagu rohkem olla, sest ma ei saa endale lubada seda mingit asja. Aga teistpidi siin on väike häkk ka, et kuidas sa umbes nagu suhtud, et öeldakse, et milline suhtumine on mentaliteedi küsimus, ma seda nagu väga ei viljele, et ma ei manifesteeri endale mingeid asju niimoodi, aga see on, et näiteks praegu on mul otseselt nagu mingisugust väga head sissetulekut ei ole, aga mul on ka arvutile mingeid juppe vaja, mis nagu oleks hea, samas nad ei ole nagu kriitilised, aga samas ma tunnen, et see nagu see muserdutus, et ma ei saa endale lubada seda mingi 50-60 eurist ostu, see on palju hullem, ma pigem kulutan selle raha, kuigi mul otseselt ei ole seda nagu budgetis ei ole nagu sees eelarves ei ole siis nii palju sisse tulemas, et see ei jää nulli, kui siis see tunne, et ma ei saa lubada endale midagi nagu sellist mõõdukalt mitte praktilist ja mitte väga vajalikku, aga samas see, et ma ei saa lubada seda endale, tekitab mulle sellise palju suurema stressi kui see, et nagu ma luban selle ära ja siis ma elan nagu rahulikult edasi ja ma nagu ei tunne, et ma olen mingi ahistatud kuidagi või nagu mingi kitsikuses või, sest tegelikult ma ei ole kitsikuses, ma lihtsalt üritan võimalikult palju kokku hoida. Ma olen mingi pandud mingi, ma saaks aasta aega ära elada oma varudest, aga ma olen ikka nagu mingi see väike ost, ma ei tea, kas peaks. Aga vaata, see ongi see õige suhtumine tegelikult, milles inimestel nagu puudu on, et nagu see arusaam sellest raha tähtsusest, nagu mis, nagu mina olen ka selline, kes nagu kuu lõpus teile ma olen õlled kuu lõpuni on 10 päeva aega ja on 12 eurot kontol. Ta on, tahad raha, mul on, ei, mul on raha, igal pool raha, mida? Küll hästi, mul on 12 eurot kontol, see ei tähenda, et mul ei oleks rohkem raha, aga ma ei ole nõus seda samamoodi puutuma, sest seal on teised eesmärgid, nagu kas ma jään nälga nüüd, ei jää, nagu sa vist elad perega koos ka või? Ma hetkel elan ja vanematega nii nagu, kus sa söögiraha tuleb, mul on nagu külmkapp on teises toas ma nimetan seda vanematel pesukaru toitumiseks, et ma ei tekita neile lisakulutusi, sest ma söön nende toidu jääke lihtsalt. Kas olete aru saanud, kui vähe toitu te ära raiskate? Tänu mulle. No vaata ka hea suhtumine ka tervislik. Et nagu ma teen teile teene. Ma seda niimoodi serveerin ma seda neile. Tegelikult see on ju mul tõsi. Nemad saavad ennast ei pea halvasti tundma. Jah. Pluss saad nagu koos elada, mõnes mõttes see nagu tundub ka tore, kui sul on head suhted vanematega, siis saad nendega koos. See on, ma ei kunagi kujutanud ette seda, et kui ma ära kolisin 19 siis, et ma nagu elu sees oma vanematega uuesti koos elaksin, ma nagu absoluutselt ei kujutanud ette. Ja tegelikult meie suhted paranesid siis, kui ma ära kolisin. Mida kaugemal ma olin, seda paremini ma suhtlesin. Seda parem asi oli reaalselt. See on ju nii kipu. Ja siis kuidagi moodi see kokku kolimine nii-öelda, see tuli vist nagu väga õigel ajal või nagu, sest ma tunnen praegu näiteks, et me ei ole kunagi nii hästi läbi saanud. Et meie nagu suhted on nagu, ma tunnen, et seda on tegelikult mõlemale poolele nagu vaja tohutult, et me suhted on vist tõesti nagu kõige paremad, ma ei oleks nagu 5 aastat tagasi selle peale nagu mõeldudki, et me saaks niimoodi koos olla uuesti ilma, et nagu me iganädalaselt nagu tülli läheks kuidagi moodi või midagi, et
ja kuigi ma võiks jumala vabalt võtta endale Põlvas korteri, mul nagu mitte mingit probleemi, ma võiks tulla, üürida siin korteri on ja elad üksi, aga nagu ma olen nii kaua üksi elanud, nagu ausalt öeldes, et nii kaua üksi ära elanud ja ausalt, et mul ei ole mitte mingisugust häda seal, nagu me saame nii hästi läbi, miks ma panen selle raha, miks ma annan selle raha kellegile teisele lihtsalt. Et olla nagu tõestada, et ma olen iseseisev. Ja, ma tean, et ma olen iseseisev, mul ei ole vaja kellegile on tõesta seda enam, et selle asemel kellegi teise laenu ära maksta on ju, ma saan selle raha nagu kõrvale panna ja osta mingi hetk midagi on ju. No, see on palju parem. Et ma panen selle raha oma tuleviku alla, selle asemel läheb põhimõtte pärast üksi elada on ja Siis see on jälle see, et nagu kuidas inimesed kujutavad ette, et elu käib, et kuidagi, et siit tuleb hea tunne ja siis samas neil on nii palju muresid ja stressi, et nagu, miks ei tööta, miks too ei tööta ja ma tunnen ausalt, nii palju kui ma praegu tööl käin, siis palju me üksteist näeme ma olen esimene, kes hommikul läheb ma olen viimane, kes õhtul tuleb ma olen Tartusti kokku päevas heal juhul 3 tundi nagu see on kõik ja pluss unetunnid, ma loodan. Nagu magan siis. Ma veedan samas majas. Aga te kas te teete ühiseid tegevusi ka, et te vaatate filme koos või midagi või sööte no, või? Jah, see tähendab seda. Seda sa ei loe isikliku elu alla või Vaat ma ei tea jah, kas see on see või. See on ikka töö. See on nagu, see ei ole otseselt töö, aga see on vist nagu, lähen sinna või istun sinna selle, ma jõuan 8 läbi koju istud seal lihtsalt sööd, siis me vaatame ühte kindlat saadet iga õhtu kolmekesi, siis ma olen seal telefonis. Mis saadet? Me vaatame seda söögisaadet, seda My Kitchen Rulesi ja see on kvaliteetsaade. Siis ma olen seal nii kaua, kuni ma ära vesin. Kell 10. Kõlab hästi. Põhimõtteliselt. Aga kas sul seda ei ole, et sa nagu tahaks mingi ise raamatuid lugeda või mingi... Sul tuleb isiklik areng hoopis töö juurest nii palju kõik. Vist jah. Ma päevad läbi muud ei tee, kui ma nagu üritan nagu kõike paremaks teha ja arendada ja nagu ennast, aga ka kõiki need erinevaid asju, mida ma teen. Nii et kogu aeg toimub, nagu minu jaoks peab kogu aeg toimuma arengi edasiminek. Et igal pool, nii et see tõesti see õhtune või hommikune aeg, see on tõesti see, kus ma saan selle aju välja lülitada päriselt ja nagu ma ei mõtlegi nagu nendele tööasjadele, ma nagu üritan ennast nagu võimalikult palju harjutada, et käibki see klõpsein on vahel sa ei mõtle sellest ei puhka, nagu lase ajul puhata see oli lihtne, kuidas see nagu pidid seda nagu harjutama, seda klõps välja või? Üks hetk vaata, kui sa nagu kunagi ennast välja lülita, siis läheb asi väga valusaks ära. Siis... See on keeruline, nagu motivatsioon on, aga kuidas jah, minu tähelepanu on see, et ma koorman ennast teiste asjadega põhimõtteliselt üle. Ehk siis mul vanemad ei mõista seda, mida ma teen, kuidas ma seda teen, aga põhimõtteliselt ma samal ajal vaatan telekat ja olen telefonis. Mul on kaks eraldi asja, mida ma korraga teen, ma kuulan teda, ma vaatan seda, ajutatud nende 2 asjaga, eks ma ei jäta piisavalt ruumi ajus, et mõelda tööasjadele. Ma koorman selle teismoodi üle. See tehnika. Trik, see on päris ideaalne, see on päris kasulik isegi, võib-olla keegi ei tea. Siis. Jaa, nii kaua, kuni see ei ole nagu su ajule teistmoodi nagu, selles mõttes nagu koormav, et see vajab nagu lisatööd või nagu, minu aju on selles mõttes välja lülitatud. Nagu sellest nagu... Stand-by peal, teeb 2 asja korraga. Et ma kuulan, mis seal toimub, väga funny, siis samal mingi klikin seal nagu... tuimalt on ju, et mu ajal on nagu piisavalt tegevust, ta peab nagu energia kuhugile panema, aga nagu tööasjadeks ruumi ei ole seal. Nii et see on... Jah, ja kui ma hakkan neist ainult ühte tegema, siis jooksevad mõtted nagu pidevalt töö peale niimoodi, et see tähendab, mul ei ole ka täielikku kontrolli selle üle,
ikkagi ei gee niimoodi, et see on ei, nagu nüüd on see rutiin on vist nii suur sees seal lihtsalt, et need teatud tegevused, asjad, mis sinna nagu viivad, need nagu vaikselt lülitab aju välja, on ju. Aga, ja ma tean, et ma pean ennast piisavalt nagu väsitama selleks, et magama jääda, sest ma vihkan magama jäämist sügavalt, ma vihkan seda, sest sulle meeldib magada? Jaa, okay. Väga, aga magama jäämine on minu jaoks väga aus. Ma arvan, et väga paljud vihkavad magama jäämist. Õhtul läheb põnevaks ju. Ei, mul läheb küll õhtul nii põnevaks nagu. Mul ka muidu oleks. Ma olin selline teismeline, kes hakkas kell 12 öösel õppima alles, siis mul oli ajal nagu ärkvel. Seosed. Jaa, aga nüüd tähendab, ma ajun siis öösiti ärkvel ikkagi, et kui ma ennast piisavalt ära ei väsita, siis mul hakkavad kõik need, mitte ainult töömõtted, vaid igasugused mõtted, nagu, mis vajavad seda, nagu, ma hakkan analüüsima ja mõtlema seda järgi, mis saab siis ja siis avastada, et sa oled niimoodi silmad kinni padja peal 4 tundi olnud. See nagu, on mingi öösel kell 4 äratus on 4 tunni pärast, saab mingi aega enne. See on niuune. Süke päev, homme tuleb süke päev. Nagu, ja seda on juhtud lihtsalt seda nii palju lihtsalt, et aju ei jää vait, ta lihtsalt ei jää vait, ta lihtsalt nagu paneb täiskäigul nagu edasi, samal nagu mitu nagu täevin lahti on, siis hüppab ühest ennast teise ja nagu ärki. Ta ei lahenda ka neid asju, ta lihtsalt ketteleb edasi. Ei ole seda, kui ma mõtlen selle ära ja see on kõik nagu, ei ole see nagu... Ei. Nii et ma pean ennast nagu... Nüüd ma olen selle enam-vähem nagu kätte saanud selle õige hetke, kus ma olen nagu piisavalt väsinud, kus ma tean, et ma jään kohe magama, sest Kusjuures sellest nagu rütmist ja rutiinist eile ma täheldasin seda, et ma olin ka arvutis ja nii, aga ma võtsin nagu hambaniidi võtsin nagu juurde, et hakka vaikselt niiditama, aga ma istun ka mingi mul üks ekraan siin, teine ekraan seal, kolmas ekraan, ma istun nagu mingi kuvarite sees põhimõtteliselt. Aga nii pea, kui ma seda niidi kätte võtsin, ma tundsin, väsisin veits ära, või nagu ma tundsin nagu see harjumus või keha on mingi, me alati niiditame nagu vahetult enne magama jäämist ja see oligi nagu see, jah. Aga vaata imikutel on ju ka see, mida harjutatakse, on ju. Jah, see rütm on ju, et neil tekib nagu vaikselt sammu haaval, nad teavad, et nüüd tuleb see, need sammud nad saavad järgi selgeks ja inimaju tegelikult töötab niimoodi edasi, on ju. Et okei, see, järgmisena tuleb see, siis on see. Ma olen siin kohas, ma teen seda ja soovitatakse ka keskendumiseks, et sul on eraldi laud, eraldi tuba, eraldi koht, et teha mingeid asju. Näiteks naised vist vahetavad soenguid, mina tõstan oma toas mööblit ümber. Kui mul on mingi suur elu muutus. Kõike muudad. Mina muutusin, muutub, elu muutus, nüüd muutub mina ka. See ei ole probleem, selles mõttes see ei ole üldse probleem. Sa oled jumestaja, sa oskad anda jumet asjadele. Tead, kui vähem ma ennast meigin või? No, aga asju. Ei, nüüd on enam-vähem see, et tööalaselt on nagu uusi asju ja muutusi nii palju, et ma ei lähe nagu väga teiste asjadega jalale. Muidu ma olin ka selline inimene, kes tõestis kogu aeg tubaringi nagu pidevalt. Iga vähekese aja taga ma tundsin, et ei, jama on, mina augusta kõrvad ära. Nagu see oli täiesti normaalne lihtsalt. Nagu, mul on vaja midagi. Sa lähed augustad kõrvad. Midagi peab muutuma. Jah. Aga ma teeks küsima, mis on praegu nagu, mulle isiklikult meeldib see jume kui selline, et nagu sul on mingi asi ja siis selle asja ümber on nagu teised asjad, mis rõhutavad seda ühte asja. See kõlab nagu jumestaja või siuke. Et aga mis see praegu sinu siuke siis väljakutse on või isiklik siuke professionaalne areng, millega sa nagu tegeled, millega üks jumestaja, nagu kuidas sa nagu edasi arened, sa õpid uusi värve tundma või? Jumestajana, see on põnev küsimus. See on selline ala, kus kõik areneb tohutult kiirelt. Ehk tooted, tehnikad. Nagu muutuvad kõik. Jaa, need kogu aeg muutuvad. Ja see käib hästi kiirelt. Kuna brände on metsikult palju ja see konkurents on nagu nii hullult suur, siis selleks, et sa oleksid seal tipus, sa pead tooma midagi uut, on, et silma paista. Ja tänu sellele nagu arenevad ka need tehnikad seal kaasa, et see areng toimubki, lihtsalt sa oled kogu aeg kursis ja sellel ei ole nagu lõpp-punkti, mitte kunagi, mis on nagu, mis mulle tohutult meeldib.
nagu ma ei saa saavutada mingit levelit ja öelda, et jaa, nüüd ma olen valmis, see on perfektsus, nagu ei, minu jaoks ei ole mitte kunagi, mitte üheski mingis olnud perfektsust. Nagu sa saad saavutada selle enesekindluse, et sa nagu oskad öelda, et nüüd on nagu, luua ise midagi uut, et nagu võtta varasem ja siis teha midagi selle pinnalt midagi nagu, mis teised vaatavad, innovatsioon nagu midagi. Ja see on põhimõtteliselt eesmärk. Ise anda midagi, et see tehnikad ja nagu ja trendid muutuvad tegelikult. Nagu need on viimased 120 aastat iga väheksa taga muutunud ja iga umbes 10 aasta tagant tegelikult on ja kuidas nad lähevad on ja kõik need stiilid, asjad ja need kogu aeg arenevad, mis tähendabki seda, et isegi kui sa oskad ühte asja väga hästi, siis sa ei oska seda järgmist asja väga hästi, mitte et sa peaks seda tegema, aga sa pead olema sellega kursis ja nagu seal on mingid asjad, mingid trendid, mis arenevadki nagu nii-öelda päris asjadeks ehk siis mis saavad nagu mingi hetk selleks läbivaks trendiks, mida siis nagu hiljem meelde tuletatakse, mis on aga kas trendid nagu kas nagu järgmised trendi sees on peidul või nagu ma mõtlen, et kust nagu kunst või mood või kust see saab nagu oma selle heaks kiidu, et see on inimese meel, eks ju, mis otsustab, aga kas see on nagu midagi inimese meelesisest ainult või see on ka midagi, et nagu et see on loogiline, et meil on nüüd näiteks süke periood, sest meil enne seda oli süke periood ja need mingi vastandumised või mingisugused loogikad või kuidas see tuleb täiesti mingi lambis, keegi kusagil avastab mingisuguse X asja ja siis kõik on mingi vau, see on nüüd kõige parem asi üldse. See on väga hea küsimus. See on nii keeruline maailm. See, kuidas moetrendid näiteks sünnivad ja sealt edasi tulenevad ka tegelikult jumestustrendid, soengutrendid, et need on omavahel kõik seotud. See, kuidas moetrendid sünnivad, on see, et on grupp inimesi, kes on trendiotsija või ma ei tea, mis see täpne nimi on, ma ei mäleta enam. Või mitte see ingliskeelset välja nüüd ei mäleta. Põhimõtteliselt trendiotsija, nad elavad erinevates kohtades maailmas, nad käivad ringi ja proovivad ette ennustada, mis on järgmised trendid, mida nad tänavatel inimestel näevad, mis võiks olla see suur asi on ju, nad saadavad selle info kõik ühte kohta, seda analüüsitakse ja siis iga hooaeg siis tehakse sellest selline koondraamat, asi, mis iganes ja siis need disainerid saavad selle räigelt kalli raha eest osta. Ja sealt sünnivad need asjad, mis moelavadel on. Okei, huvitav. See nagu tuleb inimestelt ikkagi, see nagu tavainimestelt nii-öelda kokku. See tuleb kuidagi mõõdi sealt ja siis, ja siis need disainerid teevad selle asjaks, mis on ka see, et et see aasta on näiteks hästi palju seda värvi või asja, et see ei ole see, et kõik disainerid mõtlesid ühtemoodi või kopisid üksteist või seal on salakandid, ei, neile lihtsalt antakse täpselt sama info kätte tegelikult. Okay. See on see, kuidas tema selle valiku teeb, kuidas ta seda tõlgendab. Ja sealt edasi sünnivad siis meigistrendid, ehk siis jumestajad võtavad nende kollektsioonide järgi, proovivad leiutada midagi uut on ja sinna juurde, mis sinna sobiks ja mingid neist asjadest saavad nii-öelda trendideks, aga palju on ka seda nii-öelda internetitrende on ja mis ei tule üldse moelavad, mis tuleb ka tegelikult inimestelt. Palju on idiootseid asju, vähe asjalikku asja. Ma ei teadnud, et see niimoodi nagu käib. Ma kui vaatasin vist hiljuti seda filmi, see Devil Wears Prada, see oli nagu moe maailma telgi tagasi. Ma ei tea, kas see käib nii, aga päris huvitav. Jaa, see on põnev film. See on see müstiline miski, mida kõik üritavad nagu, see on kõigil olemas ja kui sa ei saa sellest aru, siis sinu süü pead rohkem pingutama, et aru saada, mida me siin kõik teeme nagu. See on põnev maailm jah, et sellel nagu silma pea all hoida, sa pead kogu aeg sees olema seal, lihtsalt midagi teha ei ole, siis kui sa maha jääd, siis sa oledki maha jäänud. Aga kui täiskohaga silma peal hoidma või sa lihtsalt nagu võid niimoodi casually lihtsalt browse? Jaa, no seda, sest kui asi saab päris nagu trendiks või asjaks, siis kui sa jälgid need nii-öelda õiged inimesi, ehk siis me ei räägi siin YouTuberitest. No, kõigil on oma arvamus, kes õiged inimesed on. Jah, et siis see ei vaja nagu hullu researchi või tööd nagu iga kord, aga nagu kui sa tead, kelle stiil sul meeldib, kes on sinu nii-öelda
eeskujud või nagu kuidagi moodi on ja siis sa näed, kuidas need asjad arenevad vaikselt, mis seal muutuvad, mis võetakse kasutusse, et see nagu vaikselt ilmutab ennast, et eks ma käin nagu ka päriselt nagu otsimas mingeid asju, aga ma ei ole ka nii trendi nagu mulle need igasugused trendid ei meeldi. Siis ikkagi võtad suure nagu, või kui suur see on see vabadus või see, et see mulle ei meeldi, aga see mulle meeldib. Ma võin teha, mida ma tahan. Vabadus ikkagi. Jaa. No, aga keda sa siis jälgid või kes on sinu meelest need siis, kes teavad? Kes teab? Ei, need inimesi on palju, mul ei ole mõtet siin nimesid nimetada, keegi saaks aru. Nimeta ikka mõni, muidu ma ei usu, et sa tead tegelikult. Või võin selle pärast saada Instagrami kausta lihtsalt nimedega. Ei, mul ei ole siis mõttes sellised nagu mingi top 3 üldse mitte. Ma arvan, et seal võib olla arvatavasti 40-50 inimest tegelikult. Aga mõni mingi Gucci, Prada, Saint Laurent, H&M. Need on ikka jumestajad. Need on ikka jumestajad, keda ma jälgin, mitte brändid. Eesti omad või välismaa? Välismaa omad suuresti. Eestis on ka tegelikult, ma olen avastanud nagu selline käputäis. Nad on enamasti tegevad mingi, kas nad on kuidagi koos, neil on mingi nad on kõik soolo nagu... Jaa. Eesti selle jumestajate töötajate ühingut White Power. Mingid sellised väikse kogukonnad nagu on ja nagu inimesed teavad üksteist, see on nii väike maailm, aga nagu mitte väga, et... Aga kas Eestis saab õppida ka jumestajaks? Või kutsekas kusagil? Ei, mitte kutsekas, erakoolid on. Ongi ainult, või seal mingi meigid, juuksurid, kõik asjad kooli? See on väga erinev, kes millele keskendub, jah, et sellised kui nagu ainult jumestus, siis need on ja põhjalik, siis need on erakoolid, kes sellele keskenduvad, teiste asjade sees sa saad õppida kosmeetikuks ja maniküüri ja pediküüri ja siis sulle tehakse 120 tundi jumestust on ja seda, mis on nagu vähe? Jaa. Kõlab jah vist vähe. Ma vaatasin ka mingit ainekavasele mingit 1200 tundi kokku. Okei. Jah. Et meil ei ole Eestis nagu sellised põhjalikke, päris nagu tõesti põhjalikke koole ja need on tegelikult vähe ka, sest inimesed ja... Turgama ikka või inimesed, mis vähe inimesed? Ma ei teagi. See on teistpidi selline asi, mida sa saad ka teha ilma hariduseta, mis on nagu hästi populaarne. Nagu mingi YouTube'i, mingi meigi videod, mingi megapopulaarne. Noored tüdrukud alati on vaatavad. Ja siis nad teevad meiki endale hästi ja siis nad arvavad, nad teevad meiki kõigile hästi. See käi nii, jah? Ei, see käi üldse nii. Ma võin arvatavasti nagu pildi järgi enam-vähem öelda ära ja see on nagu õppinud jumestaja, kes ei ole. Lihtsalt nagu tehtud meigi järgi tegelikult. Aga juhtub seda palju, et kellelgi on mingi siuke siuksed roosad mummud põskede peale? Jaa, koledaid nagu meike, millest on raha küsitud, on ikka siiamaani meil ka nagu... Aga kusagil nagu presidendi mingi vastuvõtul? Ei, seda ei näe, õnneks. Mingi tase ikkagi on. Ja. Aga mingid, tuleb. Mitte, et ma oleks mingi, ma ei tunneks, et mul oleks endal mingi hull kõrge tase või kuidagi moodi, aga nagu, ma olen muidugi maru kriitiline ka. Ei, ma hakkasin mõtlema analoogiat, et nagu esseede puhul ka ma nagu tunneks ära mitte hea essee, aga ma ise ei oska väga häid esseesid kirjutada, aga ma tunneks ära ikka, kui see ei ole väga hea. Jah, enam-vähem. Sa äkki ei saa nagu aru sellest, mis seal halb on, mis sind häirib, aga sa saad aru, et midagi on viltu, midagi nagu ei klapi. See on isegi juba päris hea, et see nagu kohe silma ei paista. Et see nagu nii hästi juba tehtud, et nagu next level oskamatus, et see oskamatus on peidetud kuhugi alla. See on enam-vähem see, mille poole nagu mina ka pürgin, et teised ei näeks su vigu. Või see, et see meik seal näos nagu ei ole see mask, see ei ole, et oi meik, milline meik, et mitte, et sa ei näeks seda meiki, vaid sa näeksid inimest.
et see meiki võib olla küll nagu visuaalselt palju või nagu selles mõttes nagu noh, et tal võib olla nagu kõik on ju olemas, no, ta võib olla nagu hullult tehtud, aga sa ei näe meiki tegelikult, sa näed inimest. Ja just see jah, et kui ta võtaks meigi ära, et seal all oleks mingi teine nägu, et seda sa ei tee, et see, nagu see nägu jääb samaks. Ja, et see mingi suur pilt, mis mul endal on peas, see suur eesmärk, mille poole mina pürgin siis kunstnikuna põhimõtteliselt. Loominguga. Jah. See isiklikult mind kõnetab ka rohkem, et kuidagi nagu seda loomulikku ilu et rõhutada ja samas näha seda ilusat kõiges. Ja. Mitte inimesi üle värvida asjadega, mis neile ei sobi või trendidega, mis on lihtsalt hirmsad. No. Sellepärast, et peab. Jah, sest see on nii tore, nii ilus. Nagu ei ole. Kõik ei ole ilus. No, see näiteks seda, et kui vähe mina isiklikult meiki kannan, nagu see on piinlikult vähe. Sul on loomulik ilu. Ja, ma ei tea, kas seda, aga ma hiljuti minuni jõudis tagasi üks see oli küll päris kuulu jutt, aga läbi ühe inimese jõudis kommentaar ühelt teiselt inimeselt, et tema soovitas mind kui jumestajat ja see teine inimene oli öelnud, et aga ma ei tea ju, kui hästi ta meiki teeb, ta kunagi ei kanna ise. See on nagu kahe otsaga nagu. Mul on nagu mina ei pea olema värvitud, see ei tähendab halvasti. Ma tean, ma sümpatiseerin sinuga, sest ma nüüd saan seda tausta, aga samas nagu kui ma lähen juuksuri juurde ja selle juuksuri juuksed on kuidagi nagu off, valesti või midagi. Sa mõtled, et kas ta on hea juuksur? Kas ta ikka on? Come on, kui sa lähed hambaarsti juurde, kellel nagu mingi mustad hambad enam, sa ei usalda teda. Ja, et see loogika on täiesti seal ja ma saan aru, mida inimesed mõtlevad, aga see ongi see... Aga minu meelest sa ei näe inetu välja, selles mõttes nagu see on nagu loomuliku, ma ütlesin, see on nagu kompliment enne, et see nagu vaatlas, et sul ei ole nagu vajagi mingisugust asja nagu väga palju, et see juba näebki väga loomulik, naturaalne ja välja, see on nagu täiega kokk. No see on see eesmärk enam-vähem jah, nii et ma ei taha ennast peita põhimõtte pärast. Kui ma teen endale meiki, siis see tähendab seda, et ma tahan seda teha ja ma naudin seda protsessi. Aga jumestajana on see probleem, kui sa teed kõigile inimestele, sa teed seda nii palju, siis endale tegemine ei ole põnev enam. See ei paku mulle mitte mingisugust nagu elavust või nagu lõbu. Ei viitsigi enam. Ma tean, ma võin pimesi teha reaalselt, meil on video kuskil Krofis, kus ma tegin endale meiki ilma peeglita. Ilma ma oleks mitte midagi näinud, ma tegin endale meigi, mis oli nagu 2 meetri kaugust jumala nagu päris. Ilma ma oleks näinud, mida ma teen. See on see, kui hästi ma tunnen enda nägu lihtsalt. On. See ei paku mulle mingisugust pinget. See on väga hea promo või nagu sales pitch, vaata. Nagu, suudad silmad kinni ka endale meiki. Jah, reaalselt. Et see, ma ei tea, jah. See on nii põnev ja ma saan aru, kus see nagu tuleb, on, ja tegelikult ma jälgin seda ise ka inimestes, on, ja. Aga mina ei ole minu töö. See on mulle hästi tähtis, et ma eraldangi ennast ja oma tööd. Et see, mida ma teen, või mis vigu ma näiteks seal teen, see ei tähenda seda, et mina oleksin halb või mina oleks midagi valesti teinud. Või kuidagi ma ei võta seda isiklikult. Et need on minu jaoks eraldatud ja mille pärast ma ei võta ka nagu sellist asja või see, et ma pean meiki kandma, siis ma olen jumesta. Ei, mul nagu, mina võta koduleht lahti, võta seda, sa näed täpselt, mida see on. Sa ei pea mulle otsa vaatama. On, ja. Et minu, jah, mina ise, mitte ainult oma amet. See, mis mõte seal taga. Ja see... Inimesed vist arvavad, et ma olen marutuim mingite asjade, nagu et ma ei reageeri teatud asjade, kui võssa läheb või midagi, nagu ma ei reageerigi. Nagu Kristina läks vist päris tükk aega, et aru saada, et ma ei ole tegelikult nagu, et mul ei ole nagu suva või kuidagi moodi, sest ma ei lase sellistele asjadele ennast mõjutada, kui need on nagu, eriti nagu tööalased. Ma saan aru, jah, okei, oleks võinud seda teha, teisiti või lahendada selle olukorra nii või et järgmine kord teeme nii, aga nagu ma ei võta seda isiklikult. Ja ma saan aru, et sa inimesi võtsid marru. Ei, see tundub väga tervislik, selle asemel, et ennast süüdistama. Minu arust ka. Aga inimesed väevadki marru, et kui sa nagu teed midagi, nemad ei mõista või sa teed paremini või nemad ei oska, siis .
aga vahet ei ole, see, et midagi inimesi marru ajub, ei tähenda, et see kuidagi enda käitumist ei, no ma ei võta isiklikult nii, et kui nad marru lähevad, siis ma ei võta jälle isiklikult seda. Nagu ei, lähedaste inimestega ma nagu üritan selgitada ikkagi nagu seda asja, see võtab aega, aga nagu üldse teise inimeste mõistmine, see, kuidas ta töötab, nagu mis teda motiveerib, see on tohutult mul on seal taime taga on üks skaalade tabel või mis iganes, kuidas seda nimetatakse. Peale seda, kui me Kristjaniga selle ära tegime, me saime nii paljudest asjadest aru. See on see, kuidas inimesed eksisteerivad. Põhimõtteliselt need skaalasid on tegelikult kokku selles, ma ei tea, kas mingi 50 äkki või? See on lihtsalt väike see on mingi isiksuse jah. mingi iseloomu omadused jah, veidike. Ühes otsas on nagu mingi ala tuimtükk, teises on mingi hästi emotsionaalne. No, väga nagu lihtsalt kokku võetas, ma ei näe küll nüüd. Ma ka ei näe seda. Kaks pimedat inimest. Ma lihtsalt näen, et see on nagu mingi naiste pildid ja siis on mingi joon ja siis nad on erinevates kohtades selle joone peal. Ja mingi armastus on mingi asjad, aktiivsus. Seal on tempo ja aktiivsus on. Ja. Tähelepanu, liikumine, liimimine. Ja liikumine. Ja siis tuleb lillepott ette. Ma reaalselt ei näe väikest teksti. See on see, kuidas inimesed on ja kuidas nad töötavad. Üks asi on sealt kõnetempo, ehk kuidas konfliktid tekivad või miks mingid inimesed ärritavad sind, on puhtalt see, et teie kõnetempo näiteks ei klappi, et skaala erinevates osades. Et kui sul on endal suhteliselt mõõdukas tempo, siis mind ajab metsikult närvi inimesed, kes räägivad aeglaselt. Ma ei suuda. Nagu, mul on nagu lõpeta palun ära. Ma saan aru, et ta ei saa midagi teha. Lõpeta palun. Ma mõistan seda, et aga selline ta ongi ja see on okei. Oled kuulnud nüüd kiiresti rääkimas? No okei, siis eks ma siis... Ma nagu ärritan lihtsalt. Ja see on nii väike asi, see on nii lihtne asi, ta võib rääkida tohutult tarka teksti, nagu me võime, nagu kõik võib klappida, aga lihtsalt kõnetempo. No ma muutusin väga eneseteadlikuks oma kõnetempo. Ma võin sulle öelda, et me oleme enam-vähem samas kohas, sest sa ei ole mind ärritanud oma kõnega. Sa pole tähele pannud kiiresti või räägima. Ja. Ja vastupidi, need inimesed, kes aeglaselt räägivad, siis kui keegi teine kõrval hästi kiirelt räägib, siis samamoodi seal midagi nagu lihtsalt ei klapi on ja siis seal oli see, kuidas su ajuga töötab, nagu kui kiirelt su aju töötab, et sa võid nagu see rääkimistempo ja aju töötamine ei ole omavahel tegelikult seotud, sa võid olla risti-rästi ja samad ja igatepidi on ju, et aga see, kuidas su aju töötab, on see aju nii-öelda tempo siis või kiirus, mõtlemiskiirus. Ja või uute mõtlete esinemis nagu sagedus või kas püsib ühe asja peal või see hästi palju. Ja jällegi need asjad, mis nagu tegelikult tekitavad konflikte inimeste vahel. Nad ei mõista, nad ei saa aru, mis seal probleem on ju, aga nad saavad aru, midagi ei klapi. Minu aju on nagu, issand jumal, sorry. Ma vehin väga palju kätega. Minu aju on nagu kogu aeg lihtsalt nagu, need on pistolikuulid palevad nagu, ja nagu erinevatesse suundadesse lihtsalt, ja ma üritan neid koondada kogu aeg ja see läheb nagu hästi-hästi kiirelt. Ja miks inimesed minust tihti aru ei saa, sest minu aju on kiirem kui mu suu. Mul mõte jookseb eest ära on ju, aga mu sõnad ei jõua järgi. Ja see on nagu tõsine probleem. Nagu kõneprobleem konkreetselt, ma pean nagu hullult välja hääldama, et inimesed selgelt sõnu aru saaks ja mul kodus mõte täielikult ära. Sellepärast, et see lihtsalt pani minema. Nagu... Ja ma ei mäleta, millest ma räägin, sest ma jäin rääkima. Miks ma seda teen? Ja, et see on seal ja see on tohutult põnev. Ja siis me rääkisime sinuga sellest ülesannete tegemisest, see on sealt samast, et kuidas sa teed, et kas alustad ja lõpetad ülesande või alustad ülesannet B, alustad ülesannet C ja lõpetad B ja alustad C ja siis lõpetad A-d on ju, no et see on erinev. See on see esimene skaala, kus me Kristinaga oleme niimoodi. Mis oli üks asi, kus me aru saime, et mis meie nagu probleemid nagu töös oli või kus need konfliktid tulid on ju, et me töötame väga erinevalt.
me töötame nagu tohutult erinevad. Kui me sellest aru saime, siis oli jälle nagu ma saan aru, sina teed nii, see on sinu süsteem, see toimib, mina teen nii, see on teine. Ja seal on mingid asjad veel, mis see oli nagu see tiimitööga nagu liikmete mõistmine ja selle läbi siis nagu efektiivsemaks tegema. Aga kas tegite kusagil, kuidas te nagu tegite seda ise või mingi kusagil keskuses? Mis mõttes? Nagu seda isiksuse testi? See oli, meil oli üks koolitus. See oli väike, me olime 4 seal koolitusel. Kairi ja Kristo olid tookord ka, seal olid Kairi ja Kristo. Jah, olid jah. Ja see oligi kuidagi mõndaks inimeste juhtimine või mingi selline asi, et sealt tulid nagu need välja ja sa saad teha nagu, kui keegi teine on sul kõrval, et sa võrdled, et sa ei saa ennast üksi panna skaala kuhugile. Nagu see peab olema, olenevad sellest, kellega sa koos oled, on ju, nagu muutub see skaala ja see, et sa oled ühes äärmus või teises äärmuses, ei ole kunagi halb. Okay. Nagu see on vist suhtleski teise inimesega. Jah, et mingitel juhtudel mingites skaalade puhul, kui sa oled nagu, siis see tähendab tõesti kas vaimset häiret või mingit tõsist probleemi, on ju. Et mingitega on see seal, aga nagu muidu tegelikult seal ei ole vahet, kummas osas sa oled, lihtsalt see arusaamine, kuidas sa töötad. Selle skaalaga tulid ka välja, miks mul ja mu vanematel on tohutult palju konflikte olnud, eriti tööalaselt. Ma olen väga palju oma vanematega töötanud. Nii et miks nagu tööalased meil oli nagu pidevalt konfliktid, et siuke isiksuse tasandil et see mõistmine ja see, kuidas inimesed lihtsalt töötavad, asju aru saavad nagu... Nii huvitav, et see võib nii erinev olla, sa oled ju oma vanemate laps kui selline, täiesti nagu... Me oleme väga erinevad. Nagu me oleme eriti töö osas, see, kuidas me nagu päriselt töötame, see on tohutult erinev meil. Ja ma olen lihtsalt aktsepteerinud nende meetodeid, ei sekku nendesse. See on teed õige ju, aktsepteerinud neid, nemad sind. Ja ma ei pane ennast sellesse olukorda, kus ma tean, et me nagu ei klapi üldse, et kus me ei saa hakkama tegelikult. Ja miks muuta neid, ses mõttes, et see isegi ei tahaks muutuda? Ei, miks ma peaksingi? See töötab neile, ma lihtsalt ei tekita seda olukorda, kus probleem tekib. Kuule, teemeks pausi, ma käin WC-s ära, kui sobib. Jaa, mine. Aga ma ei tea, kas ma saan hoogu sisse. Harjun nii palju rääkima. No võt, siis ongi harukordne võimalus ja rohkem ei saagi. Ma hakkan ära väsima lihtsalt. Ei, see on okei. Meil on 8 minutit seda kaamera akut veel, nii et... Sa võid ära lõpetada? Loomulik. Rääkida 8 minutit ise. 8 minutit. Ja mul isegi ei ole isegi palju mõtteid, sellepärast, et võib-olla ma tunnen, et kontekstiks ma ütlen, et ma täna öösel magasin 5 tundi. Läksin mingi 3 magama, mõtlesin mingi 8, ma läksin siis 4 ja läksin 9. Ei, ma tea, ma panin äratuse, 5 tundi 40 minutit ja siis ma tean, et ma mingid 40 mitte veel olin üleval. Sellepärast õhtul hilja kuidagi vähkradeni. Ja siis vahepeal, kui ma sind kuulasin, siis ma tundsin, et ma olen nii halb inimene, et ma ei küsi sult üldse küsimusi, ma lasen sul lihtsalt rääkida, aga vahepeal ma olen nii spaced out, nagu, et ma lihtsalt üritasin täiega keskenduda. Aga siis õnneks nagu mingi hetk nagu tuli mingi energia sisse või elanes või nagu siis, kui sa nagu osaleda vestluses või nii, et aga see on siuke ennast täitev nagu, et lased teisel rääkida, teine räägib, sa jääd kuulama ja sa nagu üritad aru saada, mis ta räägib. Ja siis samal ajal peaks veel mingi mõtlema ka seda nagu, et seda mingi ette planeerida mingid asja, see oli nagu 0, lihtsalt nagu vaatad, mis tuleb ja siis selle pealt nagu lähed edasi. Ja, no selles mõttes see ei ole intervjuu, jah. See ei ole intervjuu. See vahe ongi. Jah. Ma mõtlesin, kuidas seda timestampida ja mingi sellised asju ka. Ma ei tea, edu. Ai, selles mõttes võib-olla kuulan läbi, võib-olla ei kuula, aga nagu ma mõtlen nagu täis pikkuses, nagu ma monteerin seda ikka ära. Aga jah. Mina ikkagi arvan, et see on nagu, ma vahepeal mõtlen endast kui arhivaatorist või ja ma lihtsalt kogun enda ümber olevate inimeste nagu
isiksused mingil ajahetkel nagu talletan ja siis see jääb nagu alles ja siis sa võid seda, see jääb nagu foto, kuidas öelda, pildialbum, sa võid vaadata, sa võid jagada oma lähedastega, et kes võib-olla ei tea, kuidas sul läheb, siis anna ju, et kui huvitav, keegi kuidas läheb, see viitsi vastata, ütleb, näe vaata, siin ma rääkisin 2 tundi niimoodi läheb. Pluss nagu, kuna ma ise nagu olen täiesti nagu alustan kõike seda, siis nagu ma ei tea, mis see asi on ja siis lihtsalt ongi, et ma nagu jäädvastun ja vaatan, mis nagu mida inimesed tahavad kuulata ja mida, kes tahavad teha ja see nagu nii palju, et dimensioone ka, et et sina isiklikult võib-olla ütlesid, et sa alguses me arvestasime, et see nagu väga ei meeldi nagu sa tunned nagu mingit ärevust nagu, sest see ei tunne mugavalt ennast et see on ka mingi huvitav asi, millega ma ei ole nagu arvestada, iga kord on midagi uut ja huvitavat nagu, et kuidas see siis nagu välja mängib ja siis kas sa nagu tegelikult ikkagi lõppkokkuvõttes nagu welcome'id seda nagu väljakutset või siis ei ja see võib olla ka teistmoodi, et ma võin intervjuudest rääkida inimestega, kes ei ole harjunud nagu rääkima teisest küll, see on see mingi kogemuse praegu lihtsalt rääkida mikrofonidesse, see läheb kuhugi ülesse nagu see impact on tõesti nagu ma arvan, mina isiklikult tunnen palju väiksem kui sinu see nagu see hirm oli et nagu see oli ka nagu huvitav, et sa said nagu tasuta trenni nii-öelda või et nagu harjutada, et tegelikult midagi uut teha võib-olla mida sa ei oleks teinud ja ma ei tea, see on nagu praegu mul ei ole midagi targemat ka teha, et nagu sa ütled sul kõik oma huvid teed nagu rahaks, siis mina teen oma vaba aja huvideks eesmärk nagu ei see pluss ma olen sinuga tahtnud lihtsalt niisama ka nagu rääkida veel sind nagu natuke paremini tundma õppida ja nüüd mul on see võimalus olnud, et see on nagu vot see hirmudest üle saamine, ma tunnen, et see on see, mis nagu vajab mul vist kõige rohkem seda arengut inimesena. Miks ma olin sellega nõus? Sest ma tegelikult üldse ei tahtnud teha seda. Ei teadnud. Kuigi sa olid küll siin enne mingi käed ristis mingi, et kõik oli valmis ja sa siis vaatasid, et toole mingi mööda. Ma ei tea, kas väga tule. Ma kui sa ei öelnud seda, aga siuke nagu kuvas. Täpselt nii ma tundsingi ennast. See jah, ma peaks tegema rohkem neid asju, mida ma kardan. Nagu, ma teen küll palju uusi asju, aga ma kardan lihtsalt vähe asju. Nagu see on see vahe, on ju. Et aga ma peaks lihtsalt tegema asju, mida ma kardan veits rohkem. Ja üldiselt mina arvan, et ikkagi oli nagu sa rääkisid terve aja. Ma sain aru, et tegelikult seda probleemi ei ole, et sa ei räägi. Siis ma sain aru, et kui ma lihtsalt vaikisin, siis sa lihtsalt täitsid ise selle ära vaata oma ärevuse pärast. Sa ütlesid alguses, et ma lähen nagu, kuidas sa ütlesid, midagi rahulik ja nagu vaikne ja mul on nagu tegelikult ma ei ole. Ma ei ole sotsiaalne nagu ja ma ei ole väga avatud niimoodi nagu igapäeva jutuga. Nagu ühiskonna tasandil sa nagu ei lähe mingi piketeerima kuhugi, vaid sa oled nagu vaikselt võndud kaasa niimoodi. Ei, kas ma alati võngun kaasa, see ei ole ka tegelikult päris õige, aga alles peale teist tundi läheb põnevaks. Aga ei, kui ma saan hoo sisse, nagu, siis ma võin lõpmatusena rääkida lihtsalt. Ja mulle tuleb nagu stopp peale panna. Nii et meil on GoPro aku või see melukaardi ruum. Stoppi kohe peale. Tähendab, mulle meeldib ka ise kuulata neid inimesi, kes mingit soga ajavad nagu suust välja. Nagu veits on see, et sa saab panna selle mängima ja siis lihtsalt jätta taustale. See mulle täiega meeldib, nii et ma ei tea, elu siis ma ennast ei kuulaks seda tega. Aga sa võid sõpru soovitada, näed, kui te igatsete mind. Ma tegelikult soovitasin seda, et koroona ajal vaata üksi kodus ja midagi teha, tahad mu häält kuulda, siis vaata. Ma vahepeal streamin ka midagi, et siis nagu tule pane stream kuskile nagu taustale, siis ma vahepeal räägin midagi, siis on Hardiga siin kodus. Ei, see on põnev. Ei, see ei olnud nii hirmus, kui ma arvasin. Aga muidugi me räägime väga, väga mingitest sügavatest teemadest, nii et tavaliselt, ma täna ise ei pushinud midagi. Ega ma tundsin, et nagu kuna sul on väike siuke hirm ja nii, siis ma ei tahtnud nagu kohe mingi. Ei, pealiskaudne asi ja isiksustüübid ja väga pealiskaudne inimesed. Ei, see enam on paras. Nii et ma jään ellu. Tehniliselt see veel kestab, aga mulle meeldib, et me räägime nagu see oleks juba ära olnud. Jah, põhimõtteliselt oli. Jah, põhiline osa oli ära. Ma eraldan jälle ennast sellest. Ja siis peale seda ma nüüd teesklen seda asja ei eksisteeri internetis. Okay. See on see, kuidas ma probleeme lahendan vahepeal. Sellest ei ole.
mingi kui ma ei mõtle sellele, siis seda ei eksisteeri minu jaoks, nii et see ei tekita probleemi minu jaoks. jah, põhimõtteliselt. ja mingid asjad ei tulegi sulle tagasi ja see ei olegi siis probleem. kui tuleb, siis ma tegelen sellega. kui mitte enne. aga on sul mingi viimane õpetussõna iseendale 20 aasta pärast? ei. ei ole? no vot, need ongi need õpetussõnad. ei Ilona, kui raha, et minna Stockholmi elama. vot, see tuli täna välja, jah. see on jah parim eesmärk. ja, aga ära vaata korteri hindu enne, kui sa oled vana. muidu saab nad olla. no vot, väga praktiliselt. ma soovitan mitte kellelgi seda vaadata. ma täna vaatasin seda, mingisuguseid neid